Tere päevast, austatud Riigikogu, ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit istungisaali rõdudelt ja ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 6. mai infotunniga ja head kolleegid, nii nagu meil tavaks, siis kõigepealt peame ikka tegema kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 14 Riigikogu liiget, puudub 87. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, taristuminister Kuldar Leis ja välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka kõikidel varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ja selle küsimuse raames siis registreerunud Riigikogu liige saab võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab üks Riigikogu liige selle küsimuse raames võimaluse esitada ka lisaküsimuse. Ning kokku meil on 9 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, hea eesistuja, hea haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes. No ma teen teile elu natuke lihtsamaks ja küsin vähemalt esimese küsimuse teie enda valdkonnast. Ja siin ma tsiteerin ühe magistrikraadiga 30+ staažiga õpetaja kirja, kes kirjutab nii. Üks noormees otsustas, et minu keemiatund on parim koht, kus demonstreerida gravitatsiooniseadust tooliga, seda trajektoorile saates. Ja teine neiu esitas samal ajal soolo, mis koosnes peamiselt sõnadest, mida viimati kuulsin sadamakaid remontivate meeste suust. Ja mida siis bürokraatlik karjäärimudel ette näeb? Mina peaksin tegema innovatiivse deeskaleeriva sekkumise ja täitma pärast seda eneseanalüüsi portfoolio. Aga praktikas on väheke teisiti. Me jääme jänni, sest meil on sisse söödetud see vale, et õpetaja peab olema korraga sotsiaaltöötaja, politseinik, psühhiooter ja vahel ka ainet õpetama. Aga kui su suunas lendab tool või roppus, siis sa oled vaid inimene, sa ei ole teflon, kellele miski külge ei hakka. Ja sellel hetkel on su suurim hirm need 20 ülejäänud last, kes vaatavad sind, et kas sa päästad nad ära või jäädaksegi selle olukorra pantvangiks. Mujal maailmas öeldakse, et sellise lapse käitumine rikub 24 teise lapse õigust haridusele, ehk et õpetajal peaks olema õigus eemaldada õppetöölt püsivalt häiriv isik klassist ilma pika bürokraatliku protsessita, sest õpirahu on kollektiivne inimõigus. Ja lahendus ei ole õpetaja täiendkoolitus teemal, kuidas naeratada, kui sind sõimatakse, sest ükski õpetaja ei pea olema märter. Ja siin on tsitaadi lõpp. Ja see kiri ei ole ainuke. Õpetajad üle Eesti räägivad rohkem või vähem anonüümselt, mida nad igapäevaselt peavad läbi elama. Nad põlevad läbi, nad lahkuvad koolist, aga HTM keeldub tunnistamast, et koolis ei ole enam kellelgi turvaline, ei õpetajatel ega õpilastel. Te olete sisse seadnud õpikohustuse 18. eluaastani. Ja mida kavatsete veel oma lühikese ministriks oleku ajal ette võtta, et au sisse tõuseks taas õpetaja, koolis oleks kord ja õppimine oleks kõigile auasi? Aitäh! Aitäh, proua minister, palun. Aitäh selle küsimuse eest. Ma tegelikult tänan teid selle küsimuse eest, sest mina arvan ka, et me peaksime ühiskonnas korra läbi debateerima selle tasakaalu küsimuse, mis on tänaseks paigast ära läinud. Mis hetkel algab ja mis hetkel lõpeb õpetaja vastutus lapse arengu, kasvamise ja eriti lapse käitumuslike oskuste osas. Ma julgen tõesti teiega selle koha pealt nõustuda, et meil on tasakaal paigast ära. Kõik vastutus tundub täna laskuvat koolile. Iga kord, kui me näeme ühiskonnas probleemi, siis me asume seda probleemi lahendama läbi selle, et me arvame, et kooli tuleks mingi protsess sisse kirjutada. Et kool peaks mobiiltelefone reguleerima, kool peaks vaatama, et lapsed sotsiaalmeedias liiga kaua ei oleks, kool peaks jälgima, et lastel unerütm õige oleks, kool peaks vaatama, et lapsed tervislikult toituksid, et nad liiguksid, et nad sporti teeksid, et neil oleks sotsiaalemotsionaalsed oskused, eneseregulatsiooni oskused, finantskäitumine, oskaksid rahaga ümber käia
käia, teaksid digipädevusi. Ma võin seda loetelu lõputult lugema hakata. Kõik need asjad on asjad, mida väidetavalt peab tegema õpetaja, peab tegema kool. Nüüd, ma ei tea, mis sellest nimekirjast lapsevanematele jäi peale selle, et peaks olema kodu köetud ja lapsel oleks uksevõti, et ta saab koju tulla. Aga ma tõesti olen nõus sellega, et minu arust meil ei ole see paigas, see regulatsioon, see tasakaal. Kui me rääkisime hariduslepet läbi kohalike omavalitsustega, siis üks punkt, mida me püüdsime kokku leppida ja ma loodan, et omavalitsused selles suunas ka liiguvad, on reguleerida õpetaja õigus mitte olla vastutav lapse kogu nii-öelda elu kõigi 24 tunni eest. Ehk siis õpetajal on õigus näiteks pärast kella 4 telefon välja lülitada, mitte vastata lapsevanema kõnedele, e-mailidele, sõnumitele, et õpetajal lõpeb tööpäev, ehk siis see õigus olla välja lülitatud sellest protsessist. Nii et mina selles mõttes olen väga seda meelt, et meil on tasakaal paigast ära. Iga kord, kui tullakse ühiskondlikku probleemi lahendama, me tegeleme siin sotsiaalmeedia muredega, jälle sotsiaalmeedia tarbimise mure keskmes on kes? Kool. Et kas peaks õpetaja, kas peaks kool tegelema sellega, et lapsed veedavad liiga palju aega sotsiaalmeedias. Kõige vähem aega sotsiaalmeedias veedavad nad koolis. Kõige rohkem aega sotsiaalmeedias veedavad nad kodus ja väljaspool kooli, nii et ma arvan, et see probleemi lahendus keskes ei ole kindlasti nagu koolis. Nüüd, mis puudutab laste käitumust, siis õpetajal on tegelikult õigus ja koolil on õigus distsiplinaarseid meetmeid rakendada, kui lapsel on tunni segamine ja laps segab tundi. Et on õigus ka tunnist eemaldada, on õigus lapsevanemaga teha kokkuleppe, mismoodi laps tegelikult kooli tagasi naaseb ja kuidas last toetada selles, et ta tegelikult saaks oma käitumuslikud probleemid lahendatud. Nii et ei saa päris öelda, et õpetajal ei ole õigust distsiplinaarseid meetmeid tunnis rakendada. Et Eestis on tal õigus distsiplinaarseid meetmeid tunnis rakendada. Aitäh! Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. No ja, et siin lugesite ette kõik, mis koolile ülesanded on antud, et lapsevanemale polegi nagu midagi jäänud peale sooja toa ja toidulaua. No lapsevanematelt tahetakse ju nüüd veelgi õigusi ära võtta, tahetakse ära võtta ka otsus vaktsineerimise õiguse üle ja tahetakse anda see kooliõe kätte, et järjekordne asi, eks ole. Aga teine küsimus on mul natukene teisest vallast. Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Selts, Eesti Nooremarstide Ühendus, Eesti Arstide Liit ja Õdede Liit avaldavad värskes avalikus seisukohas muret sellepärast, et vene keel tungib Eesti meditsiini. No meie Eesti Vabariigi riigikeel on eesti keel ja selle kasutamine ametiasutustes ja tööalases suhtluses on seadusest tulenev ja peaks olema loomulik ja iseenesestmõistetav. Ja tervishoid on valdkond, kus selge üheselt mõistetava kommunikatsioon on patsiendi ohutuse ja ravi kvaliteedi seisukohalt kriitilise tähtsusega. Viimaste aastate jooksul on tervishoiuasutustes kerkinud esile keelebarjääri probleem, mille korral kasutatakse töökeskkonnas tööülesannete täitmisel vene keelt. Tervishoius toimub suur osa kriitilisest infovahetusest suuliselt ja kui see suhtlus toimub keeles, mida kõik osapooled ei valda, võib oluline info jääda edastamata või valesti mõistetuks ja sellest tulenevalt suureneb ravivigade arusaamatuste risk, mis võib ohustada patsientide turvalisust, seisab pöördumises. Ja tekkinud on olukord, kus osa töötajatest saab keele tõttu kollektiivsest suhtlusest kõrvale ja me räägime siin eestikeelsetest töötajatest meie meditsiinisüsteemis. No minu küsimus on, kui olukorras, kus Eestis omandatakse tervishoiualastust kõrgharidust eesti keeles ning keeleseadus kehtestab tervishoiutöötajate eesti keele oskuse nõuded, siis kuidas on võimalik, et reaalses elus prevaleerib meie haiglates ja meditsiiniasutustes nüüd jõuliselt vene keel, et suur hulk meditsiinitöötajate esindusorganisatsioon on teinud avaliku kirja ehk appikarje vormis sellise pöördumise. Ja me teame, et valitsus on viimaste aastatega toonud ja lubanud riiki lisaks varasemale venekeelsele elanikkonnale veel tohutu seltskonna uus venekeelseid, kelle arv on tõusnud juba 2,5% rahvastikust. Ehk siis jõuliselt sõna otseses mõttes venestanud meie eestlaste rahvusriiki. Ja see ei põhjusta appikarjeid mitte ainult meditsiinisüsteemis, appikarjuvad ka needsamad õpetajad, kellest eelmises küsimuses rääkisin, appikarjuvad meie tänavad ja avaliku ruum, mis rõkkab venekeelselt. Ja rahvastikuteadlane Mark Goldfelder on ennustanud, et selliste rahvastikuprotsesside jätkumisel jäävad eestlased oma kodumaal vähemusse. Missugune on selle valitsuse plaan selle perspektiivi vältimiseks ja selle olukorra muutmiseks ja parandamiseks? Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh selle küsimuse eest. Lugesin ka mina arstide pöördumist ja ma igaks juhuks nüüd teistele kuulajatele siis täpsustan, et uusvenekeelsetest, te vist nimetasite neid niimoodi, kui ma täpsustan, te siiski räägite, ma saan aru, Ukraina sõjapõgenikest, et te nimetate neid venelasteks. Ma arvan, et uusvenekeelseteks, hästi, nimetate neid uusvenekeelseteks, tegemist on ukrainlastega,
Ukraina sõjapõgenikega, kes võivad rääkida vene keelt omavahelises vestluses, aga kes tõenäoliselt valdavad ka ukraina keelt ja identifitseerivad ennast siiski ukrainlastena. Et tegemist on Eestis elavate ukrainlastega. Ja tõepoolest sõjapõgenike tulemisel Eestisse on osad neist tõenäoliselt leidnud rakendust ka hooldustöötajatena, sealhulgas ka meditsiiniasutustes, kus võib olla tõesti selliseid olukordi, kus nad eesti keelt ei valda, mis ei ole iseenesest aktsepteeritav. Ja ma arvan, et siin on tõenäoliselt vaja tööandjatega ehk siis haiglatega ja nende teiste tervishoiuasutustega konkreetset kokkulepet, milliste meetmetega nendele inimestele seda eesti keele oskuse nõuet esitatakse ja et nad seda eesti keele oskust ka omandaksid, sest tänaseks on ikkagi päris mitu aastat juba möödas sellest hetkest, kui nad Eestisse tulid ja ei ole enam põhjust vabanduseks, miks eesti keelt ei peaks oskama. Valitsus on saatnud Riigikogusse menetlusse keeleseaduse muudatused, millega suurendatakse väga märkimisväärselt nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele trahve, kui nad ei valda keelt ega vasta keelenõuetele. Ja kõige olulisem meede, mis seda olukorda muutma hakkab ja peaks muutma hakkama, on ikkagi eestikeelsele õppele üleminek, sealhulgas kutsehariduses, kus ka muuseas need hooldustöötajad ka oma hariduse saavad. Nii et see, et me suurendame eestikeelse õppe osakaalu haridusasutustes on ülioluline ja see on see protsess, mis te rääkisite pikast vaatest, mis pikas vaates peab viima selle olukorrani, et meil tõesti ei ole tervishoiusüsteemis sellist olukorda, kus arstid, hooldajad, medõed omavahel ei saa räägitud sellepärast, et inimesed ei valda eesti keelt. See tõesti ei ole lihtsalt aktsepteeritav, et inimene töötab ja ta ei valda keelt, mis on tegelikult selle asutuse töökeel ja eriti sellistes kriitilistes olukordades, kus küsimuseks on inimese tervis. Et panen siinkord ka kõigile tööandjatele südamele, et see on ka nende vastutus, et inimesed, kelle nad tööle võtavad, kellele on kehtestatud keelenõuded, kes peavad seda keelt valdama, päriselt seda keelt ka valdaksid ja kui nad ei valda, siis tööandja koostöös riigiga tagab selle, et nad käivad kursustel ja selle keeleoskuse selgeks saavad. Et minu arvates ei ole aktsepteeritav see, et tervishoiuasutuses töötav inimene eesti keelt ei valda. Aitäh. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja ja peaministri ametis olev haridus-teadusminister. Aga nüüd selle keeleliselt, et see on teil südamelähedane ja ega eesti keel on meie jaoks hästi oluline. Ja nüüd, kui oli meditsiinist juttu, siis tegelikult meil on ju muresid selle keelega veel, et nüüd ju nädalavahetusel läks siis jälle üks droon ära meile siia või droonid, et me ei teagi täpselt. Ja siis tulid nii võrumaalastele kui ka Ida-Virust tulid SMS-id ja äppi kaudu tulid teavitused, et ma ei tea, kas sinna äppi olete sisse vaatanud, et eelmine kord peaminister ei suutnud mulle ka selgitada, miks seal on õ asemel öötähed, et mis on meie riigi enda tehtud ja teie erakonna minister on siseminister, kes peaks nagu sellele tähelepanu juhtima ja need õõd võiks ikkagi, ööd võiks õõga asendada, et kui te ei usu, siis vaadake üle, et peaminister samamoodi vaatas eelmine kord. Aga ma läheks edasi, et selle keeleliselt, et meil ei ole meditsiin, vaid on ka kindlasti palju kohalikke omavalitsusi, kus volikogudes on inimesed, kes ei valda eesti keelt. Et minu küsimus sellest tulenevalt, et millal siis ikkagi Eesti jõuab jõuliselt hakata rakendama eesti keele kui riigikeele jõustamist Eestis, nii meditsiinis, kohalikus omavalitsuses ja lõpuks ka seal riigi äpis äkki. Leidsite üles või? Ei leidnud? No selge, vaadake pärast uuesti. Aitäh. Aitäh. Ma ei tea, võib-olla on see saarlaste selline saarlaste nali eestlaste suunal, aga kohalike omavalitsuste keelekasutusest Riigikogus on menetluses ja peaaegu vastuvõtmiseks valmis keeleseadus, mis täpsustab kohalike omavalitsuste kohustust töökeelena kasutada eesti keelt. Kui seni oli see seaduse sätte selles mõttes laiem, ehk siis, et töökeelt defineeriti üksnes ametliku keelena, ehk siis vormistatud ametliku keelena, siis täna keeleseaduse muudatus defineerib töökeelena ka näiteks komisjonide istungitel räägitavat keelt ja volikogu istungitel räägitavat keelt,
et ka see on nagu töökeel kohaliku omavalitsuse tasandil, mille tõttu seal peab olema eesti keel. Ja selle kaudu peaks nagu toimima. Ma loodan, et see keeleseadus saab peagi vastu võetud. Selle keeleseaduse praegune nii-öelda aruteluring seisneb lõuna-eesti keelele staatuse andmise definitsiooni kokkuleppimises, mis minu arvates on ka väga oluline teema, et me selles tegelikult kokku lepiksime. Et muus osas on minu arust olnud Riigikogus juba kokkuleppe olemas keeleseaduse muudatuste osas ja ma väga loodan, et ka lõuna-eesti keele osas me selle kokkuleppe saavutame, nii et ka volikogude töökeele definitsioon läheb selgemaks ja täpsemaks ja eesti keele kasutamise kohustus kohalike omavalitsuste töös laieneb. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on 30 aasta põlevkivivarude müük. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Ja aitäh, austatud minister! Teadaolevalt, et see teema on nüüd olnud tükk aega meedias, et meil Eesti Energia müüs kaevandusõigused maha erafirmale VKG-le. Ja me siin räägime kaevandamisõigusest, mis puudutas üle 100 miljoni tonni põlevkivi, mida jätkuks 30 aastaks Eestis. Ja nüüd on tekkinud huvitav olukord, et kõik väidavad, et ei tea mitte midagi sellest tehingust, et Kliimaministeeriumilt on näiteks tulnud vastus, et nemad pole tehinguga seotud, olgugi, et energeetika, varustuskindlus on nende pädevus, maavarad. Kui vaadata lobipäevikut, 17 lobikohtumist VKG-ga viimase 2 aasta jooksul, minister Sutt väidab, et tema ei tea tehingust midagi. Vaatamata sellele, et temal oli kohtumine VKG-ga põhimõtteliselt vahetult pärast seda, kui siis need kaevandusload ümber kirjutati. Nüüd Rahandusministeerium väidab, et ei tea tehingust midagi. Jürgen Ligi on öelnud välja, et teda isegi ei teavitatud. Vaatamata sellest, et me teame, et Eesti Energia nõukogus on nii Kliimaministeeriumi kui Rahandusministeeriumi esindajad. Ja samal ajal Eesti Energia väidab, et lähtus omanike ootustest. Vähe sellest, et omanike ootustes pole mitte kuskil kirjas, et tuleks müüa põlevkivivarusid, aga nagu täna on välja tulnud, et omanik isegi ei teadnud ja omanikku isegi ei teavitatud, et selline otsus tehakse. Ja soovikski siin teie kui siis valitsuse koalitsioonipartneri juhi esindaja kommentaari, et kas te peate normaalseks, et meil siis riigiettevõte teeb selliseid tehinguid, müüb, eks ole, põlevkivivarud, mida jätkuks 30 aastaks Eesti Energiale maha ja omanik sellest mitte midagi ei tea. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ma nüüd siiski täpsustan, et põlevkivivarusid mitte keegi ei müünud. Te ilmselt saate sellest ka ise aru, et tegemist ei ole mitte põlevkivivarude müügiga, vaid kaevandusõiguse loa müügiga. Need on natuke erinevad asjad. Põlevkivivaru on jätkuvalt Eesti rahva oma. Küsimus on pigem selles, et kellel on õigus seda kaevandada ja millises mahus ja mida sellega tehakse. Nüüd Eesti Energia otsus oma kaevandusluba maha müüa oli omaniku ootustest tulenev, sellelikust omaniku ootused ei sätesta seda, et see kaevandusloa õigus peab jääma, vaid omaniku ootused sätestavad seda, et milline on elektrienergia tootmise varustuskindlus ja minu arust on ettevõtte sellest tulenevalt teinud ka väga mõistliku otsuse. Nüüd ma ei oska kommenteerida seda, kes teadis, kes ei teadnud, et Eesti Energia sellist tehingut ja kokkulepet teeb, aga veel kord rõhutan üle ja see on ka minu kui koalitsioonierakonna esimehe seisukoht, et põlevkivivara ei ole keegi müünud, seda keegi väga müüa sellisel kujul ei saa. Müüdud on seda kaevandamise õigust ja luba, mis on läinud siis ühe ettevõtte käest teise ettevõtte kätte ja see on olnud tehing 2 ettevõtte vahel. Aitäh! Suur tänu! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud minister. Tegelikult see kaevandusluba, kaevandusõigus ongi see, mis annab selle põlevkivivaru väärtuse. Ega see põlevkivivaru, seda ei ole võimalik kasutada, kui seda kaevandusluba ei ole. Ja see on ka põhjus, miks 20 aastat kohtutes vaieldi selle kaevandusloa pärast. Ja siin ongi see suurem küsimus, et millele ei tule seda vastust, kas siis ongi niimoodi, et meil riigiettevõte teeb selliseid suuremahulisi tehinguid
ilma valitsuse liikmeid teavitamata, ilma omanikku teavitamata, et mis on minu hinnangul palju laiem probleem, või siis ikkagi ministrid teadsid sellest tehingust, andsid selle suunise ja seda nüüd täna varjatakse. Ja põhjus, miks nüüd ministeeriumid, valitsuse liikmed on sellest niimoodi distantseerinud, ongi, et selle jaoks, et siis keegi ei vastuta selle eest, et jällegi vastutus on hajutatud, nagu me näeme. Ja kui me ikkagi liigume jälle selle loogikaga edasi, mis te mainisite, et see on nüüd ettevõtete vaheline otsus, et täiesti tavapärane, et kui me vaatame, et kuidas see otsus ikkagi sündis, see sündis salaja tagatoas, seda ei olnud aastaaruandes mitte kuskil, aga mis veel huvitav fakt tuli välja erikomisjonis, et Eesti Energia ei teavitanud sellest isegi Eleringi ja Elering on see ettevõte, mis vastutab varustuskindluse eest. Ehk siis me riigiettevõte teeb sellise suuremahulise otsuse, ei teavita ministeeriumi, ministreid, ei teavita isegi teist riigiettevõtet Eleringi, mis vastutab varustuskindluse eest. Ja nüüd me siis peame uskuma, et tõesti meil riigiettevõte käitubki niimoodi, et parlament, mitte keegi ei tea, mis tegelikult riigiettevõttes toimub ja see tuleb niimoodi kogemata meedias välja. Et võib-olla te ikkagi saate kommenteerida, et kuidas on põhimõtteliselt võimalik, et niimoodi otsused sünnivad salaja, et kas te peate seda õigeks või ikkagi on teil infot, et see sündis kuskil poliitkontori tagatoas ja võib-olla teid sellest ei teavitatud? Aitäh! Ma saan aru, et teid huvitab see, et saaks kuidagi mingi intriigi püsti ajada, et sellepärast, et selle pealt on võimalik tähelepanu saada. Ei ole mingit intriigi sellel teemal, mitte mingisugust intriigi ei ole. Veel kord kordan siis igaks juhuks üle. Tegemist ei ole põlevkivi varu müügiga, mille tõttu ei ole ka varustuskindlusele tegelikult siin nagu ohtu. Tegemist on kaevandamisloa võõrandamisega, põlevkivi jätkuvalt kuulub riigile, mida riik müüb kaevandajale alles kaevandamise hetkel ja kaevandamisõiguse tasu alusel. Antud tehing oli äritehing, mille Eesti Energia tegi selle tõttu, et põlevkivi kasutus elektri tootmisel on niivõrd märkimisväärselt vähenenud, et selle varu hoidmine või selle vara hoidmine passiivselt ei ole lihtsalt ettevõttele äri mõttes kasulik tegevus. Järelikult ei ole mõtet seda hoida. Äriliselt on see tehing Eesti Energiale väga... Vabandust, kas ma saan vastata? Ma kuulasin teid 5 minutit. Palun laske vastata küsimusele. Oleks viisakas. Aitäh! Kaevandamisõiguse võõrandamine toimub poolte kokkuleppel ja selle alusel Keskkonnaamet registreerib selle loa ümber. Nüüd kogu teie küsimuses oli selline püstitus, nagu te tahaksite öelda, et kuskil käib kohutavalt korruptiivne mingi tagatoa tehing, mille alusel poliitikud on kuskil keegi saanud mingit kasu sellest, et selline asi tehakse. Teate, ma saan aru, et võib-olla mingis maailmas, mingis kultuuriruumis tuleb alati arvata, et poliitikud on räpased ja mustad. Antud juhul on tegemist 2 äriettevõtte vahel tehtud väga mõistliku ärilise otsusega, millest ei ole Eesti rahvale ega Eesti riigile kahju tulnud. Pigem on tegemist kasumliku tehinguga, sellepärast et lõpuks läheb see varuga mõistlikult võib-olla kasutusse. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, proua Kallas, te olete pinges. Teie riigi juhtimine praegu need viimased kuud mis on jäänud, ongi tegelikult intriig. See on niisugune objektiivne diagnoos olukorrale. Kuid tulles tagasi selle juurde, ma küsin üle siis, et kas Vabariigi Valitsus oli informeeritud selle põlevkivi kaevandamisloa võõrandamisest riigi äriühingu poolt või mitte, kas valitsus arutas seda? Ja mul on 2 jätkuküsimust veel, mis puudutab seda intriigi energeetika ümber. Kas Vabariigi Valitsus arutas ja kujundas seisukoha, mis puudutab siis 1,5 miljardi eurost doteerimisplaani 900 megavati gaasijaamade ehitamiseks, millega siin viimastel päevadel on Elering avalikkust üllatanud? Ja kolmandaks, kas Vabariigi Valitsus on arutanud ja milline on tema seisukoht nii olulises asjas, nagu seda on siis Forward Transmissions Right, selle mahu vähendamine Eleringi poolt 0,5 võrra, mis energiamüüjate hinnangul tõstab oluliselt fikseeritud elektrienergia pakettide hinda. Näete, ei olegi mingit intriigi. Me tahame tegelikkuses saada aru, kas valitsus selles suures segadikus üldse kontrollib praegu mingisuguseid otsuseid, millel on väga suur mõju
energeetika tulevikule, energeetika hinnakujundusele, aga loomulikult ka energiajulgeolekule. Et minu vastus või minu küsimus teile, proua minister, on, kas siis seda põlevkivi kaevandamise õiguse tehingut valitsus arutas, teiseks, kas valitsus arutas gaasijaamade nii suure ulatusliku projekti kavandamist ja realiseerimist ja kolmandaks, kas selle forward transition right küsimust on ka Vabariigi Valitsus oma istungil arutanud. Paluks konkreetseid osundusi oma vastutes proua Kallas, peaministri ülesannetes. Sõna on proua Kallasele, palun. Aitäh, proua minister, palun. Härra Reinsalu, et ma saan aru, et algas üks sihuke teatrietendus, kus teie tekitate kõikidele rolle. Vastan hästi lühidalt. Põlevkivi kaevandusõiguse müüki ei arutanud valitsus ja 2 teisele punktile ma vastan kirjalikult, sellepärast et ma ei saa seda küsimust nii täpselt teile siin praegu vastata ja ei taha eksida, järelikult vastan kirjalikult. Aitäh, sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 3. küsimus on samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on poliitikavalikud. Urmas Reinsalu, palun. Proua minister, ma tulen ikkagi selle juurde tagasi. Te ütlete, et te viitasite valitsuspartei juht, eks ole, valitsuses, et te vastate kirjalikult. Katsume seda asja ikkagi nüüd avalikkusele avada. Et samal ajal kui möödunud aasta kevadel te koos härra Michaliga ja siis valitsusest lahkunud või lahkutatud härra Läänemetsaga sõlmisite energeetikadiili, mis nägi ette miljardite eurode ulatuses, siis ka meretuuleparkide doteerimiskava. Te olite vist Londonis metroos oli, seal telefoni teel selle diili sõlmisite, nagu hiljem on kommenteeritud. Et ma tuleksin nüüd selle juurde ikkagi tagasi. Et milline on siis Vabariigi Valitsuse hinnang, te olete praegu peaministri kohustuseks olla siin oma rollis, sellele kavatsusele, et 1,5 miljardi eurone koormis asetada Eesti elektritarbijatele suurusjärgus nii mahuka gaasijaamade investeeringu näol, arvesse võttes, et need gaasijaamad tegelikkuses ei planeeritagi funktsionaalselt elektrienergiat tootma, vaid teevad seda siis, nagu Elering on viidanud, mõnisada tundi aastas. Milline on siis valitsuse hinnang? Miks energiamajanduse arengukava niisugust kavatsust sisuliselt ei ava? Et te ütlete, et te vastate kirjalikult. Ma tahaksin saada siiski Vabariigi Valitsuse positsiooni selle niisuguse novembrikuus loetud kuud enne valimisi kavandatava tegevuse osas. Ja teiseks, minu küsimus puudutab valitsuse otsust 4. kvartalis sellel aastal avada suurenergeetikaprojektide garantiimeede. Kas sellesse meetmesse planeeritakse lülitada ka meretuuleparke? Jällegi loetud kuud enne valimisi. Teil on kuud jäänud, teil on minimaalne hoolsuskohustus avalikkust teavitada. Palun, sõna on proua minister Kallasel. Aitäh. Aitäh. Ja proua minister, palun, sõna on teil. Mõistlik oleks vist, et sõna annab ja võtab istungi juhataja. Et ma siis ütlen gaasijaamade osas on energiamajanduse arengukavas väga selgelt kirjas gaasijaamade hange. Selle hanke on Elering ka läbi viimas, mis puudutab seda teiepoolset dotatsiooni. Ma veel kord ütlesin, ma vastan sellele kirjalikult, sest mul ei ole lihtsalt selle kohta infot. Ma ei ole selleks täna ette valmistanud, mul nii detailset vastust teile võimalik anda ei ole. Et selle osas annan teile vastuse kirjalikult. Mis puudutab suuremahuliste energiaprojektide garantiimeedet. Seda garantiimeedet me täna alles töötame välja. See garantiimeede puudutab kõiki suuremahulisi energiavõimsusi. Selle hulgas on nii meretuulepargid, vesiniku suuremahuline salvestus, vesisalvestus, selle sees on ka tuumajaam potentsiaalselt. Need on erinevat tüüpi garantiimeetmed, sellepärast et erinevat tüüpi energiavõimsused vajavad erinevat tüüpi garantiimeetmeid. Nüüd Erki Raasukese tehtud analüüs teadupärast andis meile tagasisidet, mis ütles, et garantiimeetmed ei ole asjad, mis suurinvestoritel oleks piisav garantii selleks, et nemad oleksid valmis investeerima suuremahulistesse energiavõimsustesse Eestis. Olgu see siis tuumajaam, vesisalvestus või siis meretuulepargid. Sõnum oli see, et
et välisinvestorid on valmis Eestisse suuremahulistesse energiavõimsustesse investeerima ainult juhul, kui ei ole mitte garantiimeede, vaid riigi poolt tagatud sisuliselt põrandlagi süsteem, et riik tagab mingi hinnaskaala, mille alusel nemad on siis võimelised seda investeeringut tegema. See valitsus seda teed rada pidi, et hakkab tarbija poolt kinni maksma suuremahulisi energiainvesteeringuid, tõenäoliselt ei lähe. Et see on tegelikult see sõnum, et me seda ei tee, küll aga me oleme valmis tegema seda garantiimeedet selleks, et jälgida, kas turul on tegelikult valmisolek investeerida Eestis suuremahulistesse energiavõimalustesse. Garantiimeede oma olemuselt valmib selle aasta 4. kvartaliks ja siis saame ühiskondlikult arutada, kas see garantiimeede on piisav selleks, et Eestisse tuleksid suuremahulised energiavõimsused, olgu selleks kas meretuulepargid, vesisalvesti või tuumaelektrijaam. Aitäh! Suur tänu. Ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus. Palun. Proua Kallas, tähendab, need viimastel loetud kuudel kavandatavad sammud, mis puudutavad sellesama 1,5 miljardi euro kohustuse võtmist Eesti elektritarbijatele tegelikkuses mitte töötavate gaasijaamade projekti puhul, aga ka sama meretuuleparkide garantiimeetmete puhul, mida te kavatsete siis välja kuulutada 4. kvartalis 2026 ehk loetud mõned kuud enne valimisi. Minu ühemõtteline sõnum on valitsusele, proua Kallas, palun andke see ka edasi härra Michalile ja ma olen seda ka sellest informeerinud vastavaid neid agentasutusi, kes on nii-öelda siis need äriühingud, mitte võtta sellest tohuvabohus riigile siduvaid kohustusi enne Riigikogu valimisi. See on konkreetne ettepanek ja ma paluksin teilt vastust, kas valitsus on võimeline selleks. Nüüd teine küsimus puudutab tööandjate ettepanekuid, mis on seotud Hormuzi väinakriisiga. Meie majandus tegelikult on languses. See reaalmajanduskasvu number, mis dokumentides on, põhineb lihtsalt riigieelarve miinusest valitsemissektori kulude suuremal kasvatamisel. Ja kahjuks ka see ei jõua reaalmajandusse. Me näeme, et võrreldes defitsiidiga on 2 korda väiksem nii-öelda majanduskasvu prognoos. Aga meie töötlev tööstus on juba oma mahult langemas. Meie majandususaldus on langemas ja ettevõtlusorganisatsioonid küsivad, kas valitsusel on mingeid tegevusi ja nad on esitanud ka konkreetse nimistu nendest ettepanekutest, kuidas leevendada juba jõudnud meil siin selle Iraani kriisiga seotud mõjusid. Kirjeldage palun, millised on valitsuse tegevused, millised on valitsuse hoiak selle tööandjate keskliidu pakettettepaneku osas. Aitäh! Aitäh! Ja Riigikogus on kombeks, et sõna annab istungi juhataja. Proua minister, palun. Jaa. Aitäh küsimusest. Tulen uuesti selle suuremahuliste energiavõimsuste garantiimeetme juurde. Selle valitsuse mandaat kestab märtsini 2027 ja selle mandaadi raames teeb see valitsus otsuseid. November 2026 on jätkuvalt see periood, kui sellel valitsusel on olemas valijate mandaat otsuseid teha. Ei näe mingit põhjust otsuseid mitte teha, istuda, kulgeda, võtta palka välja ja mitte teha otsuseid. Ei näe põhjust. Näen põhjust, et valitsus täidab seda mandaati, mida on valijatelt saadud. Valijate mandaat on see, et Eesti peab suurendama oma energiavarustuskindlust, tooma alla energia hinna ja pöörama rohelisema tootmise suunas, energiatootmise suunas. Ja täpselt nende suunas sammude astumiseks see valitsus neid samme ka teeb, sealhulgas suuremahuliste energiavõimsuste garantiimeetme väljatöötamine, mis tooks Eestisse kas tuumajaama, meretuulepargid või vesisalvestuse. Nüüd teine küsimuse pool. No järjekordne selline, vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga teatrietendus. Eesti majandus ei ole languses. Eesti majanduskindlus ei ole languses, härra Reinsalu. Mõlemad
on tõusnud. Üllatavalt on Eesti majanduskindlus inimestes tõusnud pärast seda, kui Isamaa on saanud eemale sellest, et ta otsustab selle üle, milline on Eesti inimeste majanduskasvu kindlustunne. Nii et Eesti majandus on tõusul, esimese kvartali majanduskasvu prognoos on 1,3% SKP-st, mis on väga tervitatav. Majandus on kasvus ka võrreldes eelmise aasta või selle eelmise kvartali sama perioodiga. Nii et kui samas tempos tegelikult majanduskasv jätkub, siis meil selle aasta majandusprognoosiks, kasvuprognoosiks tuleb 2,5% SKP-st. Täpselt samamoodi on kasvanud inimeste kindlustunne. Nii et ma ei näe mingit põhjust. Valitsus on astunud väga konkreetseid samme selleks, et see majandus kasvaks. See ei ole tulnud iseenesest. Teadupärast on selle valitsuse üks suuremaid otsuseid olnud maksulangetus, mis on aidanud kaasa sellele, et on kasvanud inimeste kindlustunne, on inimeste ostujõud kasvanud ja inimesed on seda raha ka suunanud tarbimisse. Nii et kõigepealt enne, et üldse arutada majanduse teemadel, paneks faktid õigesti paika. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja minister, rõõm on kuulda, et teil on tugev mandaat 1,5%-ga. Aga minu küsimus poliitvalikutest oli, et eile õiguskomisjonis me tegime sellise otsuse, et Rootsi külalisvangide rõõmustamiseks antakse neile võimalus nikotiinipatju hakata kasutama, erinevalt meie kohalikest vangidest. Ja kuna see on nagu punane joon ja see nagu on tingimus, et nendel esimesed lennukid augustis Tartusse ka maanduvad. Et kas te olete kursis sellise suunisega meie kallite külalisvangide meile nii-öelda rõõmsamaks tegemiseks? Aitäh! No üldiselt ma arvan, et oleks kõigile inimestele tervisele kasulik, kui nad ei suitsetaks ja kui nad nikotiinipatju ei kasutaks. Et mis ma rohkem selle peale kosta oskan, kui vangid tahavad seda kasutada, võib-olla võiks neile terviseteadlikkuse infolehte kätte anda, et ei ole kasulik seda teha, ei ole kasulik suitsetada, ei ole kasulik nikotiinipatju tarbida. Nii et ega ma rohkem ei oskagi teile selle peale midagi kosta. Aitäh! Aitäh! Sellega me lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Ja enne kui me edasi läheme, on käsi püsti Urmas Reinsalul, et Riigikogus on kombeks, et sõna annab istungi juhataja ja kui on tegu küsimusega istungi protseduuri läbiviimise kohta, siis ma siiralt loodan, Urmas Reinsalu, et see küsimus on istungi läbiviimise protseduuri kohta, mitte sisuline vastulause proua Kallasele. Urmas Reinsalu, palun. Teate, härra istungi juhataja, proua Kallas on siin peaministri ülesannetes, eks ole. Haridusminister peaministri ülesannetes ja ta esindab valitsust. Ja mul oli kohtumine ka ühe valitsuse esindajaga täna hommikul, Rahandusministeeriumi esindajaga. Ja need seisukohad, teate, härra Riigikogu esimees, see võib teid üllatada, olid kardinaalselt erinevad. Proua Kallas ütles, et majandususaldus kasvab. Rahandusministeeriumi makromajandusanalüütikud meile tutvustasid tegelikult seda, et kahetsusväärselt on majandususaldus langemas ja loomulikult ka välisest majanduskeskkonnast tingitud. Ja minu küsimus on, et kumb sõna nüüd peale jääb? Kas me usaldame Kristina Kallast, ma mõistan teile ülesande keerukust, kuna te olete proua Kallase erakonna kaaslane, aga ma olen kindel, et te suudate ennast taandada objektiivsesse olukorda siin, või Rahandusministeeriumi vastavate ekspertide kvalifitseeritud hinnangut, mis põhineb siis turuhinnangutel või turuosaliste hoiakute analüütilisel käsitlemisel. Kumb sõna on kaalukam? Kas peaministri kohusetäitja sõna või Rahandusministeeriumi sõna küsimuses? Teate, härra Reinsalu, ma olen siin teiega kardinaalselt eriarvamusel, mis asi on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et mul on väga kahju teile öelda, aga see küsimus ei kvalifitseeru küsimuseks istungi läbiviimise protseduuri kohta. Et te olete jurist, te teate, mis asi on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta ja ma loodan, et te peate sellest ka tulevikus kinni. Aitäh! Nii, head kolleegid, aga läheme edasi 4. küsimuse juurde. Ja 4. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Anti Allas ja teemaks on Kagu-Eesti tegevuskava. Anti Allas, palun. Aitäh, hea esimees. Väga austatud haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes, et Riigikontroll on teinud siis väga tänuväärset tööd ja minutaolistele siis maakatele
minule, võib-olla Igor Tarole, võib-olla isegi Kuldar Leisile ja teistele, ühesõnaga kõigile Eesti kagunurga inimestele appi tulnud ja avaldanud aprilli lõpus siis auditi regionaalarengu juhtimine Kagu-Eesti näitel, mis kokkuvõtlikult ütleb, et riigi lubatud eritähelepanu Kagu-Eesti arengule eksisteerib sisuliselt vaid paberil. Tegevuskava siis ei ole siduv valitsusele, ei mõjuta ministeeriumide otsuseid ning ei vii tegelikult lahendusteni, kuigi probleemid on aastaid teada ja samal ajal on ka piirkonna mahajäämus süvenenud. Ühtlasi ka siis selle piirkonna elanikuna selgelt kinnitan, et mahajäetus ja süvenenud toimetulekuraskused tingivad siis pingeid piirkonnas, pettumus piiriäärsetes maakondades omakorda siis loob ka soodsa pinnase radikaliseerumiseks ja on ka selge julgeolekuoht pikemas vaates. Ja siit minu küsimus, austatud minister, palun selgitage, kas teie isiklikult Riigikontrolli poolt kirjeldatud probleemi tunnistate ja kui jah, siis kas ning mida on Vabariigi Valitsusel plaanis sellega seoses ette võtta? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ma pean tunnistama, et ma Riigikontrolli auditiga tutvunud ei ole, kuna ta ei ole otseselt minu vastutusvaldkonnas, aga ma saan aru, et Riigikontroll teeb etteheiteid pigem sellele, et need meetmed, mis Kagu-Eesti arengukavas on ette nähtud ja see rahaline maht iseenesest peale nügimise otseselt mingit efekti ega mõju ei oma. Pluss siis see, et meil on väga palju erinevaid regionaalseid arengukavasid, mis kõik kokku annavad väga keerulise kompoti, aga mõju otseselt on olnud väga väike. Nüüd, ma olen teiega tegelikult selle, kuidas ma nüüd ütlen, probleemi defineerimisel nõus, et Kagu-Eesti on tänases olukorras, ma arvan, Eestis selline piirkond, kus inimeste heaolu areng, ostuvõime, tulevikuperspektiivid on võib-olla kõige negatiivsemates toonides, inimeste ärevustunne tuleviku suhtes, ebakindlustunne tuleviku suhtes on kõrgem ja kohati tõenäoliselt isegi kõrgem Ida-Virumaast, mis meil muidu alati on olnud piirkonnana selline keeruline puhtalt selle tõttu, et Ida-Virumaa on viimase 7-8 aasta jooksul siiski näinud väga palju investeeringuid. Nüüd, minu isiklik seisukoht on ja ma loodan, et me saame sellega ka edasi liigutud, et uues riigiplaanis, mida me Euroopa Liiduga praegu läbi räägime, see puudutab siis struktuurivahendite kasutamist, me saame eritähelepanu alla võtta Kagu-Eesti. Ma selles mõttes olen teiega täiesti nõus, et ta vajab täiesti eritähelepanu, see on julgeolekuoht, täpselt sama palju kui inimeste pettumus, radikaliseerumine tekitab sellise meeleolud seal piirkonnas, mis Eesti jaoks on probleemsed. Hariduse valdkonnas ma näen seda väga tugevasti. Ühelt poolt koolivõrgu väga kiire kokkutõmbumine Kagu-Eestis tekitab pingeid, aga teiselt poolt on meil ka hariduse kvaliteedi kättesaadavus. Räägin siin näiteks Valgast, kus me siis ka praegu ministeeriumiga sõna otseses mõttes ühte eriprojekti veame eest Valga põhikooli teemadel, aga probleemi sõnastus on minu arust teil õige ja ma loodan, et me riigiplaani tegemisel eri valdkondades, hariduse valdkonna riigiplaan tulevikuks, sotsiaalvaldkonnas võetav vastu riigiplaan, ettevõtluse ministri poolt tehtav riigiplaan sisaldab eritähelepanu Kagu-Eestile ja eriinvesteeringuid Kagu-Eestile. Nii inimeste heaolu, taristu, teenuste kättesaadavuse osas kui ka tegelikult kultuurilise sellise oma kultuurilise identiteedi tugevdamise osas, sest see on Kagu-Eestis ka üks olulisi teemasid. Aitäh! Aitäh! Ja Anti Allas, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, hea esimees, väga austatud minister, aitäh ka vastuse eest, et võib-olla tõesti siis tunneli lõpus on lõpuks valgust paista. Et kasutades siis võib-olla härra Reinsalu sargooni, siis mina küll soovitan teil julgelt, et võtke julgelt kohustusi veel enne selle valimisperioodi lõppu, et Kagu-Eesti tegevuskava saab reaalsete vahendite ja siis ka tegevustega täidetud, nendest ka oleks mõju. Probleemi ongi selles, et
neid vahendeid on nii näpuotsaga seal, et nendest ei olegi võimalik mingit mõju tekkida. Pisut ikkagi on abiks, aga suurt mõju sealt kindlasti ei tule ja muutust sealt ei tule. Aga ma tahtsin ka tuua näite, et elust edenesest, et kes ei mäleta ajalugu, elab ilma tulevikuta. Et näiteks 2023 olime siis koos valitsuses, koalitsioonilepingu koostamise käigus siis nõudsid sotsiaaldemokraadid leevendust kaugematele Eesti piirkondadele, sealhulgas Kagu-Eestile tasandusfondi suurendamiseks, mis aitaks siis omavalitsuste tulubaasi kasvatada ja ühtlasi siis piirkonda arendavaid arenguprojekte käivitada, ühtlasi siis Kagu-Eesti tegevuskava eesmärke ellu viia. Rääkisime umbes siis 30–50 miljonist eurost ja siis seda raha ei leitud, üteldi, et ei ole kuskilt võtta, mitte kuskilt ei ole võtta. Ja siis suure surmaga õnnestus siis see Robin Hoodi meede lõpuks käivitada ja igal juhul Eesti 200 aitäh selle eest, et vähemalt vastu ei olnud. Aga meie Reformierakonna partnerid tegid meile seal valitsuses korraliku kummituba. Aga asi sai siiski minimaalselt vähemalt tehtud. Ja kui siis 2026 meid sotsiaaldemokraate enam valitsuses ei olnud, siis imet, 160 miljonit, 3500 ja rohkem teenivatele inimestele maksukingituseks oli olemas. Ennem ei olnud 50 miljonit, siis 160 miljonit oli iga aasta võtta küll. Et siit mu küsimus, ütelge, mis te arvate, kas Eesti kõige kõrgema palgaliseks vajaksid seda maksukingitust või on neile tähtis, et Eestis elu kõikjal säiliks? Aitäh! Aitäh! Tegelikult maksuküüru kaotamisest on Eestis ikkagi võitnud absoluutselt kõik. Ma tean, et see tahe on nagu öelda, et võitsid suurema palgaga inimesed proportsionaalselt rohkem, aga majandus seda lõpuks toob tulu ikkagi niikuinii ja see majandustulu on see, mis lõpuks nagu ümber suunatakse. Nüüd tasandusfondi teema, ma saan aru, et te viitate sellele, et mitte tasandusfondi ümber tegemine, vaid tasandusfondi 50 miljoni ulatuses lisaraha suunamine. Et teate ise riigieelarve seisu väga hästi. Lisaraha saamine majanduslanguse perioodil oli väga pikalt praktiliselt võimatu ja samal ajal olid valikud piltlikult öeldes kahurid, pensionärid ja sel juhul kõik muu ja te teate, et see kõik muu selles olukorras tegelikult peab ootele jääma ja ei ole ilmselt prioriteetne, kui meil on sellised valikud. Nii et ma arvan, et see otsus tol hetkel ja ka praegu jätkuvalt, et meil ei ole rahalisi vahendeid selleks, et seda tasandusfondi mahtu suurendada just nimelt Kagu-Eesti suunal. Täna meil seda vahendeid ei ole, mille pärast ma räägin teile riigi plaanist, et see lisanduv raha või investeeringute raha, mis järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodil Eestisse tuleb, et selle investeeringute raha sees prioriteetide seadmine on hästi oluline ja sealhulgas ka regionaalpoliitiliselt. Ja ma pean lihtsalt väga oluliseks, et see Kagu-Eesti regionaalpoliitiline prioriteet seal väga selgelt sõnastatud oleks selles riigi plaanis. Tegemist on järgmise 8 aasta investeeringute plaaniga ja igas valdkonnas, hariduses, sotsiaalvaldkonnas, taristuvaldkonnas, ettevõtlusvaldkonnas peaks see Kagu-Eesti prioriteetsus sealt regionaalpoliitiliselt läbi minema, sest see mure nende meeleolude, käega löömise, riigi suhtes usalduse märkimisväärse kaoga Kagu-Eestis on ikkagi päris tõsine probleem. Et kuidagi tänaseks on kujunenud olukord, kus see käega löömine ja usaldamatus riigi suhtes isegi ei pruugi erineda enam Ida-Virumaast, mis meil alati on olnud, ole murekoht, et Kagu-Eesti on selles mõttes ilmajäetuse tunne on seal tõesti väga märkimisväärselt kasvanud ja me peaksime riigina sinna oma tähelepanu suunama. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Ester Karuse, palun. Ja, aitäh, hea ettekandja. Et jutt käib Kagu-Eestist. Iseenesest on hästi tore, et me räägime just Kagu-Eestist, aga teiselt poolt ei ole ju olukord nii tore midagi, sest me teame, et riigikontrolör on väga tabavalt öelnud, et Kagu-Eesti arengukava mõjub nagu oopium rahvale ehk siis lubadus, mis uinutab, kuid ei ravi.
Ehk siis kahjuks on selle arengukava täitmine olnud pigem sõnades kui tegudes. Et mul on loomulikult kahju seda öelda, aga siiski reaalsus on see, et meil Kagu-Eestis, no eriti Valgamaal on püsivalt kõrge tööpuudus, madalamad sissetulekud, kehvem ligipääs teenustele ja kahjuks ka süvenevad sotsiaalsed probleemid. Ja siiralt minu arvates ka see ei ole ainult regionaalpoliitika, vaid lõpuks ikkagi küsimus sellest, et kas riik kohtleb oma inimesi võrdselt sõltumata nende elukohast. Ja ma ei saa ikka üle ega ümber Ida-Virumaast, et tõepoolest ma näen, et seal ikkagi riik on suutnud neid sihitud investeeringuid teha ja neid siis arendusprojekte nagu ellu viia. Et meie Võrus, Valgas ja Põlvas ootame ja soovime täpselt sama. Ma tean, hea minister, et te olete ise kursis tõepoolest Valga hariduseluga, olete ise ka panustanud, te tõite selle välja. Selle eest loomulikult suured tänud, sellega ma olen kursis. Aga kuna täna te olete peaministri ülesannetes, et siis te juba tegelikult vastasite veidi sellele küsimusele, aga võib-olla veel kord, et millised võiks olla ikkagi need jõulised meetmed, et Kagu-Eesti inimestel oleks siis põhjust uskuda, et nende piirkonnal on Eesti riigi jaoks päriselt, Eesti riigis päriselt ka nii-öelda helgem tulevik siis võrreldes praegusega. Aitäh! Aitäh! Ma selles mõttes juba mainisin, eks ole, Eesti riigi plaanis Kagu-Eesti eritähelepanu alla võtmisega, ka näiteks samas minu hariduse valdkonnas. Ma tõesti arvan, et me peame hariduspoliitikas erandina ette võtma Kagu-Eesti, sest seal on ühelt poolt kvaliteetse hariduse kättesaadavuse probleem, aga teiselt poolt ka see, et meil toimub Kagu-Eestist väga jõuline hariduse väljaränne. Ehk siis minnakse gümnaasiumisse õppima juba mujale, ehk siis vaatamata sellele, et riik on investeerinud riigigümnaasiumitesse eesmärgiga ju tegelikult tagada koha peal kvaliteetne hariduse kättesaadavus. Ometigi Tartu tõmbekeskusena toimib nii jõuliselt lihtsalt, et Kagu-Eesti riigigümnaasiumid on väga mures oma täituvuse pärast, sellepärast et kohad on jäämas tühjaks. Nii et hariduse valdkonnas põhikoolide, põhihariduse kvaliteedi kättesaadavus ja ka väikeste maakoolide säilimine Kagu-Eestis on minu arust hästi oluline ja sinna võiks tegelikult investeerida ja riigi plaanis peaks seda ka silmas pidama. Kui me praeguse perioodi jooksul, Euroopa Liidu perioodi jooksul investeerime 5 uude põhikooli Ida-Virumaal ja Ida-Virumaa koolivõrk praktiliselt on nüüd ainuke Eesti piirkond, kus koolivõrk saab täiesti ära uuendatud. Et praktiliselt on tuttuus koolivõrk. Siis Kagu-Eesti peaks olema minu hinnangul see järgmine piirkond, kus me võtame selle, ma lisan tegelikult sinna natuke ka Jõgevamaa, et see on see Ida-Eesti piirkond, kus oleks vajalik näiteks hariduse valdkonnas tähelepanu pöörata. Aga üks asi, kui ma tohin, siis mis on Ida-Virumaa puhul võib-olla see arengu puhul ka üks eelis, et sealsed inimesed tegelikult tootmist ja tööstust ootavad. Ja vot see on nüüd Kagu-Eestiga mure, et me peame päriselt ka tootmist ja tööstust ehitama, kui me tahame, et meie heaolu paraneks. See vastusõdimine igasugusele tootmis- ja tööstusprotsessile, ma ei räägi kusjuures Valgast, see ei puuduta isegi Valgat praegu, vaid see on see muu Kagu-Eesti nurk, et ka see töö, ka teil, lugupeetud Riigikogu saadikud, et tööstus ja tootmine on see, mis tootlikkust kasvatavad ja majandusse lisandväärtust toovad ka sinna piirkonda. Nii et see meeleolude muutmine selles osas, et ollakse avatud ka tööstusele ja tootmisele, on kindlasti Kagu-Eestile kasulik. Et Ida-Virumaal ta täna kasu toob, et seal ollakse avasüli ikkagi valmis igasugused tootmisettevõtted vastu võtma, kes on valmis sinna investeeringuid tooma. Aitäh! Aitäh! Ja sellega lõpetame meie 4. küsimuse käsitlemise. Enne kui ma edasi lähen, on käsi püsti kolleeg Peeter Ernitsal, et küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Hea juhataja. Minu küsimus on lihtne ja puhas protseduuriline. Kui kolleeg Allas esitas oma küsimuse, siis tablool olin esimese küsijana mina. Ja ühel hetkel oli kolleeg Karus. Küsimus ei ole mitte selles.
Kagu-Eesti ja tema on rohkem seotud kui mina, aga kas on olemas mingisugune selline kord, et küsimuse esitaja ja abiküsimuse esitaja peab olema samast erakonnast? On selline, et see pilt oli, see oli, või nimetada loomkatseks praegu. Kuidas see tegelikult nii sattus? Aitäh! Ma kindlasti ei oska kommenteerida, et kuidas need nimed sinna ekraanile tekkisid. Et see meie küsimuste registreerimise süsteem on automaatne, et see käib nobedate näppude järgi ja kindlasti ei ole meil saalis ka mitte mingisuguseid reegleid selle kohta, et kui küsimuse registreerunud esitaja kuulub ühte erakonda, et siis ka küsija küsimusele või teise lisaküsimuse esitaja kuulub samasse fraktsiooni. Et ei, sellist korda meil ei ole. Meil on üsna tihti olnud ka teistpidi, et juhul kui nobedate näppude voorus on mõnest teisest erakonnast olnud küsija, et siis on see küsija esitanud lisaküsimuse. Juhul kui sama fraktsiooni esindaja lepib kokku selles, et eelnev küsija teisest fraktsioonist võtab oma küsimuse maha, siis ka see on olnud meie saali praktika, aga kindlasti ei ole meil mitte mingisugust reeglit, mis ütleb, et nii registreerunud küsija kui ka lisaküsimuse esitaja peavad olema ühest fraktsioonist. Et sellist reeglit meil ei ole ja ka seda meie infosüsteem ei võimalda. Et see käib ikkagi sellel hetkel, kui minnakse üle järgmise küsimuse arutelule, siis nobedate näppude järgi, kes on esimesena suutnud oma küsimuse soovi üles panna, siis see ka küsimuse esitada saab. Ma loodan, et see oli nüüd piisavalt põhjalik vastus sellele küsimusele. Te ütlete, et ei olnud. No Anti Allas, teil on ka küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ja aitäh, hea esimees, et tulen teile pisut appi, et tegelikult siin saalis võiks ka mõni nagu ilus traditsioon säilida. Et kui ma ei olnud veel isegi oma küsimust lõpetanud ja tõenäoliselt see pult avati ja tõesti mul ei olnud tähelepanu veel puldil, ma ei jõudnud lihtsalt veel panna, et siis tegelikult me võiksime üksteisest lugu pidada ja mingitest kokkulepetest kinni pidada. Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Ma veel täpsustan, et registreerunud küsija on alati esimene. Tema saab esitada oma küsimuse ära ja kui ta nüüd jõuab enne teisi veel vajutada teist korda oma küsimuse esitamise soovi või väljendada seda läbi hääletuspuldi, siis ta saab ka selle täpsustava küsimuse esitada kohe järgnevalt. Et see on olnud tava, mille järgi me oleme siin saalis toimetanud. Peeter Ernits, no teile jäi veel mõni asi segaseks, et palun, teil on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Hea juhataja, küsimus ei ole üldse mitte kolleegidest või mingi sotsiaaldemokraatide kuidagi alavääristamisest, vaid tablool oli kolleeg Allase järel minu nimi ja see on ka fikseeritud. Ja selles küsimus, et kuidas on võimalik siis, et juhtus, et kui küsimuse esitamiseks oli teine sotsiaaldemokraat esitas küsimuse ja tuletan meelde, et taolisi küsimusi on muuseas ka teised kolleegid tulnud ka rääkima, et tegelikult see on meie erakonna küsimus ja ei tohi keegi teine ei tohi nagu esitada. See on laiem probleem ja minu küsimus oli ja ma tahtsin nagu vastust saada, kuidas on võimalik, kui tablool on hoopis teised nimed ja kui küsimuse esitamise kord on, siis on hoopis muu asi. Kuidas see võimalik on? Aitäh! Vastus on teile väga lihtne, nii ei olegi võimalik, et sellel hetkel, kui avatakse järgmine küsimus, siis vastavalt registreerunute järjekorrale ka need küsimused või küsimuse esitajad siia tabloole jõuavad, nii et see on puhtalt mehaaniline, et meil ei ole siin mitte mingisugust teistsugust lahendust. Ja meie kodukord ütleb ju väga selgelt, et küsimusi esitatakse vastavalt registreerimise järjekorrale. Aga nüüd ma võtan tõesti selle viimase protseduurilise küsimuse. Ester Karuse, palun. Ja aitäh, hea juhataja, et mina selles suhtes jään eriarvamusele, et mina ka ju vaatasin, kui mina panin oma küsimuse sisse, siis eks me saame selle tagantjärgi järele vaadata, aga mulle tundus, et me härra Ernitsaga
suhteliselt samal ajal, aga näete, mina jõudsin ette, seega minu küsimus, et tegemist on ju nobedate näppude vooruga. On see nii? Aitäh! Te olete täiesti õigesti aru saanud, tegemist on nobedate näppude vooruga ja kui küsimus avatakse, siis esimesena registreerunud kuvatakse ka esimesena ekraanil ja see on ka küsimuste esitamise järjekord. Ma loodan, et see on nüüd üheselt siin saalis selgeks räägitud, aga meil on niivõrd palju küsimusi, et nüüd me liigume tõesti edasi 5. küsimuse juurde ja see on taristuminister Kuldar Leisile, küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on teede ehitus. Mart Helme, palun. Aitäh. Ja ma küsin täpsemalt, mul on hea meel Pärnu poisina, et Via Baltica ehitamine nüüd on ometi ükskord praktikasse jõudnud, et ei ole enam üks lõputu targutamine selle üle, et see on tähtis ja me peame tegema ja kohe teeme ja mul on muidugi hea meel, et meie valitsus, meie osalusega valitsuse ajal oli osaliselt vähemalt need projektid ja kõik olid olemas ja muidugi kahetsusväärne, et nii palju aega on läinud enne, kui need on nüüd töösse läinud, aga parem hilja kui mitte kunagi. Nii et väga hea, et Via Baltica ehitus on lahti läinud, ehkki mitte täies ulatuses, aga kes ei täna vähese eest, ei täna ka palju eest. Nüüd mul on aga meeles, et meil oli veel üks teine strateegiliselt oluline suund, mille projekteerimine oli kas valmis või lõppjärgus ja see on Paldiski-Keila maantee. Täpsemalt siis Tallinna ja Keila vaheline maantee osa. Ja samuti plaanis ehitada 4-realiseks. Minu arvates on see väga oluline teelõik, sest sealt edasi läheb tee Ämarisse ja Paldiskisse, mis on meile ka sõjaliselt, riigikaitseliselt väga oluline piirkond ja eeldab ka seda, et teatud kriisioludes võib sellel teel olla väga tihe militaarliiklus, mis jällegi omakorda ei peaks segama tsiviilliiklust ja vastupidi. Nüüd minu küsimus ongi seotud selle sama teelõiguga. Kas te võite mulle öelda, kas on mingi plaan lõpule viia projekteerimised, maade omandamised ja kõik muud protseduurid, mis selle Tallinna-Keila vahelise teega seotud on, et ühel hetkel ka seda teed hakata välja ehitama? Aitäh! Aitäh! Jah, kui alustada sellest Pärnu lõigust, et siis tõesti niimoodi, et kui eelmise aasta märtsi lõpus valitsuse liikmeks sain, siis esialgu kujundlikult ei olnud mitte midagi ja siis nüüd nagu on ja päris palju on. Ja esimene sõnum siis, kui veel mitte midagi ei olnud seal märtsis ja aprillis, siis oli mul see, et teeme vähemalt, oli Transpordiametile, oli siis see, et teeme vähemalt projektid valmis. Ja mitte ainult Transpordiametile, vaid ka kohalikele omavalitsustele, et need lõigud, mida te näete prioriteedina, et teeme projektid valmis ja siis, kui on võimalik kuskilt rahastust saada, et siis ei läheks enam aega projekteerimisele, vaid saaks kohe ehitusse minna. Ja Pärnu-Tallinn 2+2 ehitusega täpselt nii ongi läinud ja seda lausa korduvalt on ka mulle tagasisidena öeldud, et keegi ei usutud, et ehitus juba käib, aga tõesti Pärnu suunal kogu 45 kilomeetri ulatuses, mis plaanis on, seal ehitus käib. Ehk siis 27-28 aasta valmis oleks. Nüüd Keila suunas on otsus tehtud, järgmine aasta hakkab ehitus Keila lõunapoolse ümbersõidu osas, mis viib siis sinna tööstusala juurde. Ja seal on rahastus olemas ja ehitus on siis järgmine ja ülejärgmine aasta. Nüüd kogu trassi ulatuses, mis te küsite, Tallinn-Keila otsust ei ole ja ma pean selle täpsemalt järgi vaatama, kas seal projekteerimine on algatatud või mitte, aga ehitus finantseerimises seda praegu kirjas ei ole. Teehoiukavas, mis siis kehtib 4 aastat, see on siis 26 kuni 29. Ja seda sel põhjusel, et meil on praegu prioriteedina siis suurtest 2+2 ehitustest Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Tartu 20 kilomeetrit, siis peale seda on siis Tallinn-Narva suund
ja seal siis juba sealhulgas siis ka teised lõigud. Nii et just need Euroopa TNT põhivõrku kuuluvad teed ehk siis Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu on prioriteedina kirjas, kus saab ka Euroopa rahastust küsida. Aitäh! Suur tänu! Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ma nüüd päris täpselt ei saanud aru, 27-28 on plaanis hakata Keila suunas ehitama või et on plaanis, aga finantsi veel ei ole. Et mul jäi natuke segaseks, võib-olla te täpsustate. Aga mu teine küsimus tegelikult puudutab nüüd natukene seda, mida me rääkisime siin Kagu-Eestist, aga puudutab ka laiemalt. Nimelt, kui meil nüüd prioriteedid on need suured põhimaanteede väljaehitamised, siis kuidas meil on tugimaanteedega ja kuidas meil on, kas meil jätkub ka tolmuvabade teede programm kuidagimoodi. See eriti puudutab Kagu-Eestit, Lõuna-Eestit, kus on ikkagi veel päris palju neid kruusateid, tolmavaid kruusateid. Missugused finantsid, missugused võimalused on tugimaanteede ja tolmuvabade teedega seoses? Aitäh! Jah, aitäh. Et ma täpsustan siis selle Keila osas üle, et meil on siis aastal 27-28 2,2 kilomeetrit, mis on lõunapoolne Keila ümbersõit, mis viib siis tööstusalani. Et see on teehoiukavas kirjas, seal on rahastus olemas ja see teostatakse siis 27-8. Nii et vähemalt üks osa, mis on selle suunas, on selgelt töös. Ja seal on ka põhjus see, et tõesti see Keila tööstus, Keila kui tööstuspiirkond areneb väga kiiresti ja see tee on vajalik, et teenindada suuremat transporti just tööstuste jaoks. Nüüd see, mis puudutab Kagu-Eestit kruusateid, siis siin on samamoodi, nagu ma rääkisin ka 2+2 teede osas, et 24. aastal oli kogu Eestis kruusateede viimiseks mustkatte alla finants täpselt 0, ehk siis ühte kilomeetrit ei ehitatud. 25. aastal oli 1 miljon euri ja alates sellest aastast on keskmiselt aastas 11-12 miljonit, 10-12 miljonit euri üle Eesti siis kruusateede viimiseks mustkatte alla, mis tähendab siis tänastes hindades kuskil 120-130 kilomeetrit aastas. Ja väga suur osa sellest läheb just Kagu-Eestile ja seda sel põhjusel, et Kagu-Eesti on kruusateede osakaalult kõige suurem, et kui näiteks Lääne-Virumaal ei ole enam ühtegi, terves maakonnas enam ühtegi kruusatee lõiku, mis riigile kuuluks, riigiteed, siis Kagu-Eesti on kõige suuremas vaeslapse osas ja selle tõttu ka Põlva, Võru ja Valga maakonda läheb kõige suurem osakaal, et mustkatte alla viia. Ja see on siis kõigi 4 aasta jooksul samamoodi. Ja kuidas need välja valitakse, need lõigud, on Transpordiametil väga selge metoodika. Esiteks on see, et seal peab liikuma üle 50 auto ööpäevas ja teiseks, kas on siis mingi tööstuspiirkond seal, kas on ühistranspordi liikumine ja nii edasi. Nii et see on väga selge metoodika. Aga ma kordan siis veel kord üle, et just kruusateede viimine mustkatte alla on Kagu-Eestis järgmistel aastatel selge prioriteet. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Siim Pohlak, palun. Aitäh. Jah, ma tuleks siit edasi veel kohalike teede juurde, et eelkõige just kohalikele omavalitsustele kuuluvad teed. Viimaste aastate energiakriis, hinnatõus, ka praegune kallis kütuse hind lööb väga valusalt ka kohalike omavalitsuste eelarveid ja järjest vähem suudetakse remontida kohalikele omavalitsuste kuuluvaid teid, järjest vähem kilomeetreid saab teha, raha on järjest vähem, et remondi eest maksta, töid tellida ja sel aastal lisandub ka veel kallis nafta hind, mis hakkab varem või hiljem ja paljudes riikides on juba mõjutanud siis bituumeni ja naftast valmistatavate saaduste hinda hakkab kerkima, ehk siis teeremondi hinnad on tõusmas ja kohalikel omavalitsustel tegelikult on ka vähem raha, ehk siis olukord on päris keeruline. Et minu soovitus asjaga kursis olles oleks, et kindlasti
otsiksite lisaeelarvega raha juurde ka kohalikele omavalitsustele just nimelt teede remonti suunamiseks. Et kas teil on plaan sellise ettepanekuga minna valitsusse või kui lisaeelarveid tegema hakatakse, et siis ikkagi tõsiselt vaadata otsa, kuidas aidata kohalikke omavalitsusi, sest kui sõita ringi, siis kohalikud teed ka Harju ja Raplamaal, rääkimata kaugematest maavaldadest, on väga katastroofilises seisus ja vajaks kiiresti tegelikult sekkumist. Aitäh! Aitäh! Jah, siin on tõesti niimoodi, et need, mis on riigiteed, et need on siis taristuministri finantseerida või meie hallata ja Transpordiameti korraldada, et kus ja kui palju saab siis remonti või uut ehitust teha. Aga see, mis on siis kohalike omavalitsuste teed, nende lisafinantseerimine on Rahandusministeeriumi haldusalas. Ja siin ongi, nagu tõite õigesti võrdluse välja, et kui riigiteedesse on nüüd just nagu ehitusse on rahastust juurde tulnud, siis kohalikele omavalitsustele riigi poolt nagu läbi Rahandusministeeriumi on need summad jäänud samaks, mis tähendabki seda, et kui hinnad kõiguvad, siis saab teha kas rohkem või vähem. Aga lisaks loomulikult kohalikud omavalitsused panustavad ise ka lisaks riigi rahale. Nüüd lisaeelarvega on lugu nii, et lisaeelarvet praegu ei ole selles osas, et nagu suureneks riigieelarve sel aastal uute objektide osas, aga kui me lähme järgmise aasta eelarvet tegema, siis selle teema saame tõsta. Aga see on Rahandusministeeriumi finantseerida, nii et seda tulebki käsitleda eraldi. Aga teema on õige ja ma tean seda väga hästi, suhtlen piisavalt palju kohalike omavalitsuste juhtidega. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on välisminister Margus Tsahknale. Küsib Riigikogu liige Peeter Ernits ja teemaks on Ukraina telefonipetturite kuritegeliku ühenduse juhi Artur Jermolajevi väljasaatmine. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud minister. Eesti politsei ja prokuratuur on väga head tööd teinud, et on püüdnud kinni Ukraina mõjuka kelmivabrikute juhi, ja kes on Eesti inimesi röövinud üle 5 miljoni euro ja saadeti ta kiirkorras välja Eesti Vabariigist. Aga minu küsimus on, minister, kas te olete oma Ukraina kolleegile rääkinud sel teemal, et vaadake, me oleme teid nii palju aidanud rohkem kui paljud teised riigid ja nüüd teie kodanikud siin röövivad meie elanikke siin miljonitega. Olete sel teemal kolleegiga rääkinud, et nii ei ole nagu ilus? Aitäh. Küsija, tõepoolest üks edulugu mõnes mõttes, mis puudutab meie õiguskaitseorganite tööd ja ka koostööd tegelikult Eesti ja Ukraina vahel, sai siis ühe vaheotsuse Eesti kahjukannatajate võtmes, keda kokkuvõttes oli tuvastatud 5,4 miljoni euro väärtuses, kus need telefonipetturid olid siis sealt Ukraina keskustest välja petnud, et need inimesed saavad oma raha tagasi ja sõlmiti siis kokkuleppe menetlus kogusummas 8,5 miljonit eurot. Ja nüüd konkreetse kohtuotsuse või kokkuleppe kohta ma arvan, et ikkagi hea küsija täpsemalt võiks küsida siis nende käest, kes selle kokkuleppe tegid, et tavaliselt seal on 4 osapoolt, kohus, prokuratuur, kannatajate esindaja ja ka lõpuks see, keda siis süüdistatakse. Aga võib öelda, et positiivne on see, et esiteks see võrk on vähemalt nii suures osas, kui on avalikult minule teada paljastatud. Teine on see, et meie inimesed saavad oma raha tagasi. Ma loodan, et see protsess läheb kiiresti, mida on kokkuvõttes väga palju. Negatiivne on see, et tegelikult see sama seltskond selle persooni juhtimisel ju pettis välja üle kogu Euroopa, üle maailma, me räägime siin üle 100 miljonist eurost, et seda see kokkuleppe endas ei käsitle, ma ei oska seda ka kommenteerida. Ja kui nüüd tulla küsimuse juurde, et kas ma olen oma kolleegiga rääkinud teemal,
Ukrainast organiseeritud telefonipettuste teemal, siis tõepoolest ka Eesti riik on nendel teemadel Ukraina poole esindajatega suhelnud varem. Ja me ei ole ainukesed, sellepärast et see informatsioon on siis õiguskaitseorganite vahel ka Euroopas levinud. Ja ma tean vähemalt, et nii mõnigi teine Euroopa riik on täpselt samade probleemidega pöördunud Ukraina poole. Ja kui me vaatame nüüd seda konkreetset kaasus, ma arvan, detailid võiksid ikkagi olla kommenteeritud siis asjaosaliste poolt, mitte välisministri poolt, kuna ma ei ole selle detailiga kursis ja kohtud on ikkagi ka eraldi seisvad iseseisvad institutsioonid, siis vähemalt see koostöö on viinud nii kaugele meie õiguskaitseorganitega, et see isik on siis Eesti võtmes vähemalt nii palju selle kokkuleppe käigus oma raha üle kandnud, varastatud raha, ütleme siis konkreetselt, et meie inimesed vähemalt saavad siis selle raha tagasi. Et igal juhul see teema on aktiivne ja ma olen kindel, et ka päris mitmed teised riigid Ukrainaga sel teemal suhtlevad. Aga väga õigustatud küsimus ja väga pakiline probleem. Aitäh! Aitäh! Peeter Ernits, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Et tegelikult Johanna-Maria Lehtme asi, kus ta on ka petnud meie inimestelt välja siin palju raha, ei idane ega mädane. Aga teiselt poolt teatavasti karistada ühe asja eest mitu korda ei tohiks. Ja ütleme, Eesti jõustruktuurid on saanud selle meie petetutele selle kompensatsiooni kätte ja rohkem. Aga see on ainult väikene osa, nagu sääsesamune asi Suures Väinas. 100 miljonit peteti Saksa, Soome, Läti, Leedu ja paljude teiste riikide kodanikelt. Ja sellega me oleme isekalt käitunud, et nemad jäävad nagu nüüd ilma sellest. Meie omad saavad kompensatsiooni. Aga ja kas küsimus on praegu selles, et inimestele on see kõvasti nii-öelda vastukarva läinud. Et kas nüüd ongi, et jõukad kurjategijad võivad ennast vabaks osta ja siis lennata kas Tel Avivi või kusagile mujale ja pragmaatiline lähenemine, kas see on nüüd valitsuses on arutatud seda, et parem papp kätte saada, kui istuda vangitornis ja et kui sa oled jõukas kurjategija, siis osta ennast vabaks. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Et ma ei saagi aru, et mis see teie mure nagu on, et meie õiguskaitseorganite ja ka valitsuse laiemalt tegevuse eesmärk on oma isikute ja oma inimeste ja oma kodanike huvide kaitsmine. Ja nüüd, kui on näidata ette väga keerulise, väga osavalt läbi viidud jälitustegevuste tulemusena reaalne tulemus meie inimestele, kus nende käest välja peetetud raha on võimalik tagastada. See, mille pärast ja kuidas ja mis asjaoludel sõlmiti kokkulepe, seda tõesti valitsus ei aruta, minister, eriti välisminister ei aruta, sellepärast et meil on selleks põhiseaduses ette nähtud institutsioonid, kes selle tööga tegelevad ja oskavad teile ka põhjendada, miks pärast erinevaid kokkuleppeid kohtumenetluses tehakse. Võib-olla seal taga näiteks oli see, et kui tõesti nii rikkad inimesed lähevad ka siis lõpuks kohtuni välja, kohtuteed, kõik astmed läbi, käivad võib-olla asjaosalised prokuratuurist või kes iganes seal riigi esindajatena siis tööd teevad, hindasid, et võib-olla siis ei oleks saanud meie inimesed mitte ühtegi senti, rääkimata sakslastest või kellest iganes teisest. Et praegu ikkagi minu arvates tuleb tunnustada meie õiguskaitseorganite tööd väga läbi keerulise protsesside, rahvusvahelise koostöö, tuua ära tegelikult Ukrainas, väljaspool Euroopa Liitu olevast riigist petuskeemi läbi välja peetetud raha meie kodanikele ja see hüvitada ja kus veel, kui vaadata ka seda summat, siis rohkemgi veel, siis ma arvan, et siin ei ole küll isegi seda nurgakest, kus mingit vingu ja käunumist üles kerida. See, mis puudutab teiste riikide menetlusi, seda peavad kommenteerima teised riigid, et ma ei oska seda tõesti teile öelda. Nii et ma igatahes väga tunnustan neid inimesi, kes on seda tööd teinud, kes soovib lähemalt lugeda, aga mina lugesin avalikest allikatest, täna Eesti Ekspressis on sellest ka kirjas, kuidas neid jälitustegevusi toimetati ja kui keeruline see tegelikult oli. Ja see ei ole üldse iseenesestmõistetav, et üldse neid selliseid pettureid, selliseid skeemitajaid kätte saada läbi küberkuritegude, läbi telefoni, läbi nende keskuste ja lõpuks me oleme toonud Eesti inimestele tagasi nende käest välja peetud raha. Nii et hea küsija, ma ootan teie poolt ikkagi pigem tunnustust Eesti riigi vastavatele institutsioonidele. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab Mart Helme, palun.
Jah, aitäh. No minu jaoks ei ole küsimus mitte selles, et ma mingit klassiviha siin tahaks õhutada või mingit klassiviha, ma ei tea, reflekse põeksin. Küsimus on minu jaoks ja konkreetselt välisministrile see, kas meil on Ukraina poolega ka nüüd läbirääkimised ja konsultatsioonid ja muud diplomaatilised initsiatiivid selles suhtes, et need telefonipettused, mille taga on Ukraina kodanikud ja võib-olla ka Ukrainas asuvad mingisugused trollivabrikud, et need lõppeksid, et Ukraina pool omalt poolt pingutaks ja teeks kõik, mis on nende õiguskaitseorganite poolt võimalik, et need lõppeksid, et Eesti suunal oleks pidev kahepoolne infovahetus ja meil rohkem enam ei ole vaja tegeleda sellega, et me pressime kurjategijalt välja kahjuraha meie petetud inimeste jaoks. Et minu jaoks on nagu see küsimus, et välisministrile, kas te näete, et see on väga vajalik ja kas meie välisministeerium tegeleb sellega? Aitäh! Jaa, selles mõttes muidugi on vajalik ja see tegevus ka toimub ja mitte välisministeeriumi juhtimisel niivõrd palju, vaid meie vastavad asutused ja ka ministeeriumid omavahel suhtlevad. Ja see toimub ka mõlemat pidi. Et selles mõttes Ukraina ja Eesti vahel õiguskaitseorganid vahetavad informatsiooni, teevad koostööd ja mitte ainult siis nii-öelda nendes petuskeemide teemades, vaid tegelikult on need teemad palju laiemad, mida ma siin kommenteerida kahjuks ei saa. Kindlasti saab see olla parem ja ma võin teile kinnitada, hea küsija, et ka Välisministeerium välissuhtluse koordineerijana siin kindlasti ei viska kuidagi lusikat nurka, et see konkreetne positiivne samm meie õiguskaitseorganite poolt suudeti läbi viia ja meie inimesed saavad nende käest välja peetud raha tagasi, vaid pigem vastupidi, et see teema läheb järjest rohkem edasi. Võib-olla ma toon ühe näite, mis puudutab kogu Euroopat ja mis on olnud Eesti initsiatiiv, eelkõige siis koostöös Siseministeeriumiga, on olukord, mis võib suure tõenäosusega juhtuda peale seda, kui näiteks peaks tulema rahuolukord Venemaa agressiooni ja Venemaa ja Ukraina vahel. Siis me räägime ikkagi eriti Venemaalt, aga miks mitte ka Ukraina läbi väga suurtest kogustest inimestest, kellel on väga halb taust, kui me räägime näiteks Vene tänastest võitlejatest või kombatantidest, kes osalevad otseselt agressioonis, siis me näeme ette seda, et sadade tuhandete kaupa üritab Putin neid suruda Euroopasse ja väga halbade kavatsustega. Nendest on ikkagi valdav enamus kriminaalse taustaga. Need inimesed on tapjad, vägistajad ja just nimelt selle initsiatiivi oleme pannud ka Euroopa Liidu ja Schengeni tasemel, et need inimesed juba täna sadade tuhandete kaupa pannakse viisakeelu nimekirjadesse, et nad ei saaks mitte kunagi hakata sisenema Euroopasse ja hakata siin otseselt ellu viima kas siis juba põhiseaduse vastaseid toiminguid või vähemalt siis tegelema kuritegevusega. Ja see on saavutanud ikkagi väga suure tähelepanu ja ka Euroopa Liidu tasemel Euroopa Komisjon täna seda tööd koordineerib. Ja siin ma võin lihtsalt ühe näitena välja tuua, et meie õiguskaitseorganite ja ka valitsuste vaheline koostöö just Ukrainaga on viinud selle lahenduse nii. Kui me räägime sellest, et need on personaalsed viisakeelud, see tähendab seda, et me teame nimeliselt sadu ja sadu tuhandeid Venemaa pool võitlevaid kurjategijaid. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame meie 6. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 7. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teemaks on koolireformid. Mart Maastik, palun! Ja suur tänu, härra Riigikogu esimees, austatud Helgi Lääts Tartust, kes kirja saatis, ja siis ka teadus- ja haridusminister Kristina Kallas. Eelmisel aastal võeti teie initsiatiivil siis vastu määrus nõuded statsionaarse õppega üldhariduskooli õppe- ja kasvukeskkonnale, milles on kirjas, et õppetöö algus peab olema üldjuhul kell 9 või hiljem. Erandina võib alustada varem, aga mitte enne kella 8. Varasem algus peab olema põhjendatud ja kokku lepitud, näiteks hoolekogu tasandil. Toon näite Saaremaalt. Lapse vanemad lähevad tööle kella 8 Kuressaarde, elavad 40 kilomeetri kaugusel, viivad lapse kooli, ütleme siis 7:45, nüüd ta peab ootama selle üle tunni aja, siis kella 9-ni, siis ta tahab minna näiteks trenni Kuressaarde, bussiliiklus on kokku lepitud teatud kellaajal,
Nüüd, kui ta tund aega hiljem kooli läheb, jõuab ta hiljem, siis ta jääb sellest bussist maha. Või kui bussiliiklus ümber teha, siis see on äärmiselt kallis. Näiteks Saaremaal maksab see mitusada tuhat. Ka hobid, huviharidusringid tuleb kõik ümber mängida terves siis maakonnas. See tähendab, laps jõuab tund aega hiljem koju, ta ei jõua õppida, sellepärast et ta jõuab liiga hilja, on väsinud. Ja samas ega ta ju kauem magada ei saa, sellepärast et järgmisel hommikul hakkab täpselt samamoodi kellega otsast kõik pihta. Jälle vanemad lähevad kooli või tööle ja viivad lapse kooli jälle enne 8, jälle ta istub siis tund aega, tukkub seal. Et kui ennem oli meil kooli algus kell 8, aga võis ka hiljem, siis nüüd te olete millegi pärast muutnud selle 9, aga võib ka varem. Ja samas veel tohutu bürokraatia, et kui sa tahad seda muuta, siis sa pead igal juhul hoolekogu võib vastava siis pöördumise tegema ministeeriumile ja ministeeriumist siis tehakse erandkorras, kui on gümnaasiumiga tegu. Kui ei ole, siis saab kohalikult. Milleks seda kõike vaja on? Aitäh. Aitäh, ei ole mingit pöördumist ega avaldust haridusministeeriumile mitte keegi kohustatud esitama. Koolid on meil koolipidaja pidada ja koolipidaja koos hoolekoguga selle otsuse teeb, hoolekogu ettepanekul teeb otsuse koolipidaja. Kui on riigigümnaasium, siis koolipidaja on Haridus- ja Teadusministeerium ja selle tõttu seda otsust teeb koolipidaja. Nüüd me oleme alati öelnud ja ma arvan, et te nõustute minuga, et Eesti riigis peaks poliitilisi otsuseid tegema teaduspõhiselt. Nõustute minuga, et see peaks olema teaduspõhine. Nüüd teadlased meditsiinivaldkonnas, vaimse tervise valdkonnas ja üldse tervise valdkonnas on juba 10 aastat rääkinud, et teadusuuringud on väga selgelt näidanud, et varateismelistel ja teismelistel meie ajavööndis on unerežiim selline, mis soodustab pigem seda, et koolipäev peaks algama kell 9. Ehk siis aktiivne tegevus algab kell 9. Et kui unerežiimi katkestada varem, siis tegelikult see varateismeline ja teismeline on koolipäeva jooksul väsinud, ta ei ole tegelikult oma und lõpuni maganud, tema keskendumisvõime on vähene, ta tihti ei ole ka hommikusööki selleks ajaks söönud. Ehk siis tervise muredest tingituna on kõige optimaalsem ja kõige õigem koolipäeva algus meie ajavööndis kell 9. Koolipäev algab Soomes kell 9. Ja algab seal juba aastakümneid. Muuseas, nõukogude ajal käisin mingil põhjusel ka mina kooli kella 9. Ei käinud kella 8. Ja seda on kõik teadlased ammu kinnitanud. Me oleme 10 aastat Eestis seda debatti pidanud. Ja nüüd sotsiaalministri ettepanekul, sest tegemist on sotsiaalministri koostatud määrusega, sotsiaalministri ettepanekul see kella 9 koolipäeva algus sinna ka kirja sai. Erandid, mille võrra võiks varem alustada, on ka arusaadavad. Varasem kooliaste, ja räägime algkoolidest, seal on kindlasti argumendid olemas, aga eelkõige puudutavad need argumendid seda, kui on tegemist 2 vahetuses käiva kooliga, kui on vaja tegelikult koolipäeva reguleerida selle järgi, et teine vahetus tuleb ka peale ja ei mahu muidu ära, alustame varem. Nüüd, mis puudutab trenne ja koolipäeva nihkumist, varasem või hilisem koolipäeva algus ei tähenda koolipäeva pikenemist. Ei pea tähendama koolipäeva pikenemist. Koolipäeva kujundamisel on koolil ja koolipidajal väga suur otsustusõigus. Koolipäeva on võimalik kujundada väga paindlikult ja väga erinevalt. Minu lastekool Tartus alustas kell 9 juba 2 aastat tagasi. Koolipäev ei ole pikenenud. Koolipäeva korraldus on teistmoodi korraldatud ja koolipäev lõpeb ikka endiselt samal ajal, nagu ta alati lõppenud on. Ja lastel samal ajal on oluliselt kergemad hommikud. Nad on palju ärksamad, nad tõusevad palju parema energiaga üles ja ka õpetajad on kinnitanud, et koolipäev kulgeb oluliselt paremini, kui koolipäev algab kell 9. Samal ajal kella 8 saavad tulla tõesti need lapsed, kellel mitte mingisugust muud varianti ei ole. Ja kella 8:15 näiteks käiakse järelvastamise ja individuaalset konsultatsioone tegemas, mis on nagu erandkorras nagu võimalused lapsi individuaalselt ka toetada. Aitäh. Aitäh. Mart Maastik, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja, suur tänu. No proua minister, tundub, et te ikka üldse ei kuulanud, mida ma rääkisin. Teil on oma kogemused on Tartu linnast ja tõesti linnas võib see asi suhteliselt lihtsam olla. Sellepärast, et linnas ei ole ka need trennid ja muusikakoolid ei ole niivõrd kaugel ja see ei võta nii palju aega. Ja see ei sõltu sellisest bussiliiklusest, kus sul käibki buss tegelikult 2 või 3 korda päevas. Küll aga väga paljud Eesti piirkonnad on sellega mures. Ja ma lihtsalt ei saa teist aru, et miks peab ministeerium
teil on isiklik huvi võib-olla midagi, et teie lapsed seal käiksid. Miks peab ministeerium ette kirjutama koolide algusaega? Miks ei võiks teha niimoodi, et las iga kool koos hoolekoguga otsustab oma kooli alguse aja ja nii ongi. Ja seda ilmselgelt on parem teha koos koolipidajaga. Ehk siis igas vallas, näiteks Saaremaal tuleb ju transport kõik vastavalt sellele sättida. Ka nagu ma ütlesin, huvihariduse tunnid algavad teatud kellaaegadel. Ja kui te ütlete, et see kuidagi ei mõju kooliaja lõpule, kuidas ta ei mõju siis? Bussiliiklus tuleb ju ka ümber mängida. Nüüd need inimesed, kes lähevad bussiga hommikul tööle, näiteks 40 kilomeetri kauguselt linna, selle sama bussiga lähevad õpilased, lähevad ju ka kooli. Siis me peame 2 bussi käima panema. Samas on see, et kui nüüd lükatakse hilisemaks ja nüüd see õpilane tuleb sealt huviharidusringist tund aega hiljem, siis need, kes töölt tulevad, need peavad ka siis tund aega kauem seal ootama. Ta jõuab ju tund aega hiljem koju ka. Te peate aru saama sellest, et kõik ei ole ainult linnakeskne. Ja lõpuks ei võta see midagi ära, kui lasta igal koolipidajal ise otsustada. Ja ongi kõige lihtsam. Las nad otsustavad ise, kas nad hakkavad kell 8, kell 9, pool 10, pool 9. Ja ongi kõik. Ja ma tahaks nüüd teie käest teada, et kui palju on praegu neid erisusi taodeldud. Kas teil on ülevaade olemas ka selle kohta? Aitäh. Aitäh. No tundub, et teie ka mind ei kuulanud. Ma minu arust väga selgelt ütlesin, et koolipäeva hilisemaks lükkamine ei tähenda koolipäeva pikenemist. Ehk siis, kui te räägite huviringide aja muutmisest, siis see ei ole ilmtingimata tingitud koolipäeva alguse muutmisest. Täpselt seda ma teile vastasin ja te ütlete mulle jätkuvalt, et huviringid tuleb ümber muuta. Ma ütlesin, ei, see ei tähenda seda. Seal ei ole ilmtingimata sellele ei, see ei ole nii, härra Maastik, see ei ole nii. Selles mõttes, et koolipäev ei ole pikkuse mõttes reguleeritud, mis kell ta lõppema peab. Ta on reguleeritud selles mõttes, kui pikk võib olla tundide mõttes õppetöö maht koolis erinevatel vanusastmetel. Aga ta ei ole reguleeritud, mis kell ta ilmtingimata lõppema peab. Ja ei ole öeldud, et kui kell 9 algab, siis mitte varem kui kell 3 peab kool ei tohi ära lõppeda. Ehk siis koolipäeva lõpp ei ole mitte kuidagi haridusministeeriumi poolt ega mitte kellegi poolt reguleeritud ja koolipäeva alguse edasi lükkamine ei tähenda ilmtingimata koolipäeva lõpu edasi nihkumist. Nii et need ei ole omavahel tegelikult seotud ja neid näiteid on võib-olla väga palju võimalik tuua. Nüüd teie küsimus bussiliiklusest ja sellest, et iga omavalitsus peaks ise tegelikult otsustama või iga koolipidaja ise otsustama, millal kool algab. Teate, see loob veel segasema olukorra. Meil võib olla ühe omavalitsuse piires 3 erinevat koolipidajat. Meil on riikkoolipidaja, meil on erakoolipidaja, meil on omavalitsus koolipidaja ja meil on juba mitu aastat olnud tõepoolest selline olukord, kus erinevatel pidajatel algavad koolid erinevatel aegadel ja see toob lastele veel suurema segaduse. Ühe pere lapsed, kes käivad põhikoolis ja riigigümnaasiumis, lähevad kooli eri aegadel ja teeb bussigraafikule veel suurema segaduse. Ehk siis see kooli alguse ühine kokkuleppe ühiskonnas, mis kell kool algab, on just nimelt logistilistel põhimõtetel kokkuleppe küsimus. Selle nii-öelda nagu teie ettepanekul vabaks laskmine tähendaks totaalset kaost nii ühistranspordi korralduses kui ka tegelikult perede jaoks logistika korralduses. Kui see läheb täiesti eri aegadele. Üks kool algab 8, teine algab 8:30, 3 hakkab 9:15 ja selles olukorras võivad olla ühe valla lapsed ja ühe pere lapsed. Ja proovige siis bussiliiklust korraldada ja asju korraldada. Nii et ja lõpuks ma jõuan ikkagi tagasi selle juurde, et me oleme alati soovinud teaduspõhist otsuste tegemist. Ja kui teadlased ütlevad teile ja teadus ütleb teile, et kella 8 koolipäeva algus ei ole lapse tervisele hea. Lapse tervisest huvidest lähtuvalt peaks koolipäev algama kell 9. Siis nii sotsiaal- ja tervishoiuminister kui ka haridusminister on teadusest tulenevalt tegelikult oma selle otsuse ka teinud. Aitäh. Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Tõnis Lukas, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud minister. Eks see infotunni mõte ongi selles, et valitsuse liikmed saaksid informatsiooni ja et Riigikogu liikmed neile seda informatsiooni siin jagaksid vastavate erinevate asjaolude kohta. Ja kahtlemata on koolipäeva pikkus seotud ka nende mahtudega, mille õppekava ette näeb ja seda lihtsalt iga kool
väga suvaliselt lühendada ei saa, siis kui ta hiljem hakkab, tihti ka hiljem lõpeb, sest siin on üks muutuja veel, mis meil on siiski fikseeritud ja väga muutuda ei saa, see on koolipäevade ja aastas olevate vabade päevade vahekord, et kooliaastat pikendada, et kõik vajalik õppekava materjal ära mahuks. Selle võrra, et vaheaegadelt aega ära võtta, ei ole alati koolidel endal võimalik. Mina küsiksin, ja ma arvan tegelikult seda teaduspõhist lähenemist saavad omavalitsused, eriti Tartu, kus muide koolid, ka gümnaasiumid ei hakka oma koolipäeva algust vastavalt sellele määrusele väga muutma, vaid püüavad jääda ikkagi nende aegade juurde, mis on välja kujunenud. Et omavalitsused saaksid neid otsuseid ja koolid saaksid neid otsuseid ise langetada. Ma küsin kutsehariduse kohta. Kutseharidusreformist on palju räägitud ja mul on mõningane mure, et need õppekavad, raamõppekavad, mis on koolidele riigi poolt antud, on kaunis elukauged ja peletavad isegi tugevamaid õpilasi ära, sest valdkondade esimene sissejuhatav aasta on niisugune, ei ole väga erialakeskne ja tundub ajaraisuna. Ma küsin, kui te olete palju rääkinud sellest, et ülikoolidele tuleb raha juurde anda, kuna tulevad suured aastakäigud. Kas kutseharidus võib ka arvestada sellega, et kuna on suuremad aastakäigud ja nende ülesanne on ikkagi päris palju õpilasi ära õpetada, võivad selle sama kampaania raames lisaraha oodata? Aitäh küsimuse eest. No sama kampaania raames kutseharidusele lisaraha ei tule, sellepärast et see puudutab konkreetselt kõrgharidust. Täiesti eraldi teema on kutsehariduse rahastamine järgnevatel aastatel, kus lisaraha vajadus on suurusjärgus 10-11 miljonit. Selleks, et vastu võtta kõik need õppurid, kes õppimiskohustusega ka tõenäoliselt kutseõppesse suunduvad ja tulenevalt ka tegelikult selle kutseõppe aja pikenemisest, potentsiaalsest pikenemisest tulenev lisaraha vajadus on kutsehariduses olemas, see on teada ja selle lisaraha vajaduse taotlusega me ka riigieelarve läbirääkimistel arutelusid pidama hakkame. Ma siiski tuleksin korra tagasi nende kutsehariduse õppekavade juurde. Õppekavasid teadupärast ei loo haridusministeeriumi ametnikud. Õppekavasid loovad töörühmad, kuhu on kaasatud kutseõppeasutuste inimesed ise koos tööandjatega, kes selles valdkonnas kutsereguleerijad on ja seda kutset tööturul ka vajavad. Nii et selles mõttes, et tegemist on ikkagi kokkuleppega kutseandjate, tööandjate ja kutsekoolide vahel. Nüüd, mis on küll hariduspoliitiline otsus kutseõppekavade juures, on see, et kui suur osa on üldõppe mahul kutseõppekavades. Ja võib-olla on meil teiega tõesti erinev lähenemine siin ja nägemus sellest. Senine kutsekeskharidus oli väga tugevasti suunatud kohe inimese koolitamisele otse tööturule. Siseneb kutseharidusse põhikoolist, saab kutseoskused ja suunatakse tööturule. Ja 10 aastat on selline süsteem kehtinud ja me teame selle mõjuanalüüsist, et tegemist on olukorraga, kus inimeste kutseoskused vananevad väga kiiresti, aga samas üldoskuste puudus on väga suur, mille tõttu ümberõppe, täiendõppe ja ka elukestev õppe nende õppurite puhul on probleemiks, aga tööandjad on tagasisidena öelnud, et vajalik on oluliselt suurem üldoskuste teadmine ja tundmine ja sel puhul ka üldine valdkonnast arusaamine, mitte kitsalt ühe valdkonna sees teatud kutseoskuste omandamine. Ja sellest tulenevalt oleme me ka tegelikult muutnud neid kutseõppekavasid. Kuna meil nende kutsekeskhariduse õppekavade rakendamine on alles teises aastas, tõepoolest me oleme kokku leppinud, et 4 aasta möödudes me saame teha omakorda mõjuanalüüsid, kas sellisel moel kutsekeskhariduse õppekavad toimivad. Me peaksime nendes kutsekeskhariduse õppekavades omakorda nagu muutused ära tegema, et kutsekeskhariduse puhul on tegemist tööturuga väga tihedalt seotud õppekavadega, mille tõttu see paindlikkus ja kogu aeg see valmisolek tegelikult muutusi ja mugandusi teha peab sinna sisse kirjutatud olema, et need ei saa olla nii-öelda kivisse raiutud õppekavad, et nad peavad olema paindlikud ja ma
näen, et kutsekeskhariduse õppekavade kõige suurem paindlikkus peaks olema selles, et õppur saab selle õppekava sees tegelikult oma õpiradadel teha valikuid. Et kui ta lõpuks otsustab siiski keskhariduse või seda üldhariduse osa mitte sellises mahus omandada, väljuks ta sealt kutsekeskharidusest siiski kutseoskuste demonstratsiooniga ja omandaks tegelikult need kutseoskused, mis tööturul vajalikud on. Jah, aitäh. Aitäh. Sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise. Ja enne kui me edasi läheme, siis on käsi püsti kolleeg Mart Maastikul. Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun. Ja suur tänu, härra Riigikogu esimees, et te ilmselt istute sama kaugel minust kui proua minister. Ja ma tahtsin teie käest küsida, et kas minu küsimused on arusaadavad ja hästi kostavad. Et ma küsisin konkreetselt, et kui palju on erandeid tänapäeval siis tänaseks registreeritud kooliaja alguseks. Aga ma vastust ei saanud, et kas te oskate öelda, et on hästi arusaadav minu küsimus. Aitäh, hea kolleeg, et ma saan teile protseduuriliselt vastata. Jah, ma istun peaaegu sama kaugel proua ministrist kui teie. Aga liigume edasi. Tänane 8. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Tiit Maran ja teemaks on metsaseadus. Tiit Maran, palun. Ja aitäh, auväärt juhataja, lugupeetud minister. Meil kohe kuidagi ei vea, et satub kuidagi, et siis, kui ma tahan metsaküsimuse esitada, olete teie siin. Ma muutsin oma küsimuse sisu, et teid natukene säästa. Just praegu toimub RMK majas metsaseaduse eelnõu viimase versiooni tutvustamine väga valitud ringkonnale. See on eelnõu, mis on küll läbinud avalikustamise ja ministeeriumite kooskõlastusringi, kuid mille sisu seejärgi on asekantsler Antti Toominga eestvedamisel oluliselt muudetud. Need muudatused on väga sisulised ja puudutavad paljuseid otseselt nii omavalitsuste võimalusi planeeringute kehtestamisel kui ka kogukondade võimalusi kogukonna metsades lageraiet vältida. Ja sellest hoolimata tehakse need muudatused kättesaadavaks vaid väiksele ringile, huvirühmadele ja seda väga piiratud aja juures. Sisuliselt on tutvumiseks ainult 1 päev aega. Te teate, kui aeganõudev on seaduseid analüüsida. See, mis toimub, on näiline, mitte sisuline. Seadusloome hea tava eeldab avatust ja piisavat aega sisulisteks ettepanekuteks. Praegu toimuv on paraku kaugel sellest. Ja siit ka minu küsimus, et kas teie hinnangul vastab selline menetlus hea õigusloome tavale ja kui ei vasta, siis miks selline praktika on valitud ja kas see on õigustatud? Aitäh! Aitäh küsimuse eest, aga ma jään ausalt öeldes etteheidetes jäävad mulle arusaamatuks. Metsaseadus on Riigikogus menetluses olev seadus. Te räägite millisest metsaseadusest, sel juhul metsaseaduse muudatustest, selles mõttes, et tegemist on ju Riigikogus menetluses oleva seadusega, kus me tegelikult peame ühiskondlikku arutelu. Nii kaua, kui ühiskondlikud kokkulepet ei ole, me ju kuhugi tegelikult otsustega ei kiirusta. Selles mõttes, et nii nagu demokraatlikus protsessis kohane on, asju arutatakse ühtedes gruppides, teistes gruppides, laiemates gruppides, kitsamates gruppides. See protsess on väga nagu mitmetahuline. Et te tõite praegu näite nagu ühe grupi arutelust, aga te ei saa ju väita, et see on ainuke arutelu, mis üldse sellel teemal nagu toimub. Et neid arutelusid toimub väga erinevates kohtades, mis on täiesti tavapärane seaduse menetlemise viis, et kus see ühiskondlik arutelu meil ikka toimuda saab, kui mitte gruppides. Et me ei too kogu Eesti rahvast ühte kohta kokku, kus me seda ühist arutelu peame. Et minu arust on täiesti tavapärane see, et erinevates gruppides see arutelu toimub ja nii kaua, kui ei ole langenud haamer ja öeldud, et seadus on vastu võetud, nii kaua see arutelu tegelikult ka kestab. Ja me oleme ka öelnud valitsuse poolt, et kui ühiskondlikud grupid ei ole omavahel kokku leppinud, siis me ei saa tegelikult selle protsessiga ju kuhugi ka kiirustades edasi liikuda, nii et me peame ühiskondliku kokkuleppe seal nendes küsimustes saavutama. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Jaak Aab, palun. Aitäh, austatud esimees! Tegelikult need muudatused, mis siis nüüd plaanitakse, mida ministeerium on nagu pannud ühte paketti, on käinud kooskõlastamise ringil, mitte need ei ole siin praegu veel ja ei ole veel valitsust läbinud. Ja täna on siis üks üritus, kuhu ministeerium kutsus kokku, ma ei tea, mis nimekirja alusel huvigrupid piiratud arvu osalejatega. Enne seda
saadeti need muudatused siis tutvumiseks, kuna neil on küllaltki mahukas mõju ja keeruline sisu. Siis mina olen näiteks vestelnud Linnade-Valdade Liiduga, kes seda muudetud niisugust muudatuste paketti näinud ei ole. Selles on ka selgelt sees üks kohustus omavalitsustele. Näiteks kui omavalitsus kehtestab täiendavalt kõrgendatud avaliku huviga ala, olgu see siis eraomandi peale või siis riigi omandi peale, siis ta peab selle välja ostma, et kohustus on välja osta, muidugi juhul, kui see omanik ka nõus on. Aga igal juhul kohustus on, kui omanik soovib, siis omavalitsus peab välja ostma. Sellist nõuet varem pole olnud, ehk siin tulevad omavalitsusel ka teatud kohustused või siis selliseid alasid üldse ei tehta enam, sest omavalitsus ei jaksa seda välja osta. Ma kirjeldan ühte muudatust, mis seal paketis on, mida Linnade-Valdade Liit nagu siiamaani näinud ei ole. Täna näeb tõenäoliselt, või eile saadeti vist välja. Ja tegelikult on olnud õhus see, et teadmine, et juba homme valitsus soovib nagu need muudatused valitsuses ära kinnitada ja saata Riigikogu poole teele. Et kas see vastab tõele või mitte? Aitäh! Aitäh! Nüüd ma sain aru, mis muudatusettepanekutest jutt käib, et ei ole homme valitsuse istungil metsaseaduse muudatusettepanekuid ja käib kaasamise ja arutelude protsess, mida me oleme öelnud, et me teeme seda nii kaua, kuni me jõuame kõikide osapooltega sellise kokkuleppeni, mis võimaldab seda seadust ka Riigikogusse edasi saata. Tuletan ju meelde, et see debatt jätkub ka siin Riigikogus, et valitsus saadab lihtsalt oma ettepaneku Riigikogule, mille puhul siis see debatt jätkub siin Riigikogus, nii et ma hetkel ei näe põhjust muretsemiseks selles osas, et keegi kuskilt kiirustab tagant ja teeb teerulli meetodil seaduseelnõude läbisurumist. Et tegemist on Eesti ühiskonna jaoks ja tuleviku vaatest ikkagi äärmiselt kaaluka seaduse muudatusega, mis vajab kokkulepet nii erinevate huvigruppide poolt, et kokkulepet. Kui lõpuks on selline seaduseelnõu, kus mitte keegi nõus ei ole sellega, siis ei ole tegemist, eks ole, mõistliku ettepanekuga. Nii et ma arvan, et Riigikogusse jõuab ikkagi teile siia aruteluks ka selline seadusemuudatuste pakett, kus meil on ühiskondlik kokkulepe eesmärk, ma igaks juhuks kordan üle eesmärgi. Nende seadusemuudatuste eesmärk on tagada Eesti looduse ja Eesti metsavaru, Eesti looduse kaitse ja Eesti metsavaru säilimine ja väga-väga pikaks ajaks. See on see eesmärk, et oleks igaks juhuks ühtemoodi meile kõigile aru saada, mis eesmärki me nagu täidame. Nii et ma loodan, et me selles osas jõuame ka ühiskondliku kokkuleppeni ja valitsuse poolt loodetavasti see ettepanek Riigikogule siis ka teile tuleb, et millisel kujul see looduse ja metsa kaitsmine Eestis peaks siis olema reguleeritud. Murekoht on täna ju see, et see on nii kaua kestnud ühiskondlik vaidlus. Kui ma ei eksi, siis ikka see on juba nagu 10 aastat, kui me ei ole suutnud ühegi valitsuse juhtimisel seda kokkulepet saavutada. Ja see on olnud kahjulik nii nendele, kes metsa majandavad ja Eesti majandusele, kui ka nendele, kes metsa ja loodust kaitsevad. Et see kokkuleppimatus on antud olukorra ja otsustamatus antud olukorras on tegelikult on kõige halvem variant olnud kõikidele osapooltele, kes selles debatis sees on. Nii et praegune valitsus on võtnud selle eesmärgi, et me liiguksime selle kokkuleppe suunas. Me selle nimel ka tööd teeme ja eks kliima- ja energeetikaminister saab täpsemini teile vastata, et soovitan siis ka kirjalikult tema poole pöörduda, teda täna siin ei ole. Aitäh. Aitäh ja Tiit Maran, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, ma väga vabandan, ma panin teid jälle piinlikusse olukorda, aga teie eelmisest sõnavõtust ma sain aru, et väitsite kindlalt, et seda seadust ei tohi saata ennem Riigikogusse, kui ta on põhjalikult läbi arvutatud, seega siis uuesti avalikustatud. Aitäh selle eest. Mainin veel nii palju, et see, mis puudutab seda seadust, küsimus ei ole mingist 30% ja 70%, aga metsade jätkusuutlikust majandamisest, mida antud seaduseelnõu ei tee. Aga ma tulen nüüd järgmise küsimuse juurde ja lähen rohkem teie eriala juurde, mis on vast lihtsam vastata. 1. märtsil ilmus Maalehes metsatööstuse lobitegevust käsitleva artiklisarja teises osas ülevaade sellest, kuidas metsatööstus
tunneb muret õpikutes antava ökoloogilise hariduse pärast ja otsib võimalusi, kuidas õpikute kaudu mõjutada laste arusaamisi enda huvides. Selline lähetamine tekitab tõsiseid küsimusi hariduse sõltumatuse ja teaduspõhisuse osas. Haridussüsteemi eesmärk peaks olema ju anda õpilastele objektiivne ja teaduslikule teadmisele tuginev arusaam loodusest ja ökosüsteemide toimimisest, mitte aga vahendada ühe majandusharu kitsaid ärihuvisid. Ja nüüd siit teile küsimus, et kas teie hinnangul peavad kooliõpikud lähtuma selgelt teaduspõhisusest ja kas te peate aktsepteeritavaks, et tööstus püüab õppekirjanduse sisu oma huvidele vastavalt suunata? Ja kui ei, siis milliseid samme te kavatsete astuda, et sellist sekkumist vältida? Aitäh! Aitäh! No teadlasena ei saa ma mitte kuidagi teistmoodi sellele vastata kui see, et Eesti hariduses õpetatav peab lähtuma teadusest ja teaduses kehtestatud või nii-öelda teaduses kokku lepitud kokkuleppest. Minul ei ole teada, te lugesite seda Maalehe artiklit, ma ei ole seda isegi ise lugenud, nii et ma kuulen seda praegu teie käest esimest korda, et selline lobitöö käib. Selle tõttu ma neid lobitöö detaile ei tea. Aga võib-olla on siinkohal mõistlik üle korrata see, et Eesti haridussüsteem ei lähtu ühest või teisest õpikust, vaid lähtub õppekavast. Ja õppekavas sätestatud põhimõtetest, haridusseaduses sätestatud põhimõtetest ja õppekavas sätestatud õpiväljunditest. Et mida siis ühes või teises vanuseastmes laps, ühes või teises aines peab teadmiste ja oskuste ja väärtuste osas omandama. Ja nüüd need on õpetajatega ja teadlastega koostöös tehtud õppekavad ja neid ei ole kellelgi kavas muuta, sest täna meie loodusõpetuse, bioloogia ja muude ainete osas ei näe mina mingit põhjust minna midagi muutma lähtuvalt sellest, mis seal varasemalt kokku lepitud on. See, et õpik peab vastama õppekavale, see on ka seaduses kirjas. Ehk siis välja antav õpik ja koolis kasutatav õpik, kui õpetaja otsustab seda õpikut kasutada, peab vastama õppekavas seatud väärtustele, hariduse eesmärgile ja õpiväljunditele. Ja haridusministeerium sekkub kindlasti nendel juhtudel, kui need õpikud ei vasta meie õppekavale ja hariduses seatud eesmärkidele, väärtustele, kui õpik ei ole teaduspõhine, kui õpik ei lähtu Eesti ühiskonna väärtushoiakutest ja kui õpik ei ole teaduspõhine. Et need on väga kindlad põhimõtted, millega me oleme sekkunud, kui õpetajad on kasutanud õpikuid koolis näiteks teistest riikidest nagu Vene Föderatsioonist pärit õpikuid või siis kasutanud õppematerjale, mis ei ole teaduspõhised. Nii et need on väga kindlad põhimõtted ja nendest me kindlasti ei kavatse loobuda, nii et hoiame nendest siis ka kõik hoolsalt kinni. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega sulgen tänase 8. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi 9. küsimuseni ja küsija on Aleksandr Tšaplõgin. Küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes ja teemaks on Eesti õhuruumi kaitse. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Hiljuti meid jälle külastasid Ukraina droonid. Kaitsevägi väidab, et neid oli üks, mis ületas piiri. Pealtnägijad väidavad, et rohkem, aga igal juhul meie sõjaväe kommunikatsioon seoses Ukraina droonide uue ilmumisega tundub üsna abitu. Valitsuse kommunikatsiooni sel juhul üldse ei olnud. Ja vastuseta jäävad vähemalt 2 küsimust. Esiteks, 2 kuud tagasi pöördus Eesti Ukraina poole palvega valida oma droonidele sellised marsruudid, mis välistavad nende ilmumise meie õhuruumi. Kas vastus saadi ja kui jah, siis milline? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Teate, kui tohib, ma vastan ühe lausega. Kõige kindlam viis lõpetada droonide sattumine Eesti õhuruumi on Venemaal lõpetada agressioonisõda Ukraina vastu. See on kõige kindlam viis tagada seda, et Eesti on ohutu, Eesti inimesed on ohutud ja mitte ükski droon Eesti õhuruumi sel juhul ei satu. Aitäh! Aitäh! Ja Aleksandr Tšaplõgin, teil on täpsustav küsimus, palun. Soome valitsus ajab teist juttu ja just täna Soome
kaitseminister väga rangelt palus Ukrainat, et nende droonid ei siseneks Soome õhuruumi. Aga nojah, nendel on teine valitsus. Aga mul on veel üks küsimus. Tõhus droonisüsteem maksab umbes 500 miljonit eurot. Meie sõja eelarve on 1,5 miljardit aastas. Sõda Ukrainas on kestnud juba 5. aastat ja ammu on selge, et see on eelkõige droonisõda. Kogu selle aja on olnud võimul Reformierakond. Teie erakond oli võimul 3 aastat. Miks pole meie õhuruum siiani nõutekohaselt kaitstud? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Soome minister ei ole kuidagi teistsugusel arvamusel. Ma arvan, et Soome minister nõustub ka kõigi ja on ka seda kinnitanud, et ainuke kõige tõhusam viis droonisõda lõpetada on Venemaal lõpetada agressioon Ukraina vastu. Selleks, et teha droonitõrjet, on see valitsus astunud tegelikult väga palju samme. Kuna need sammud on varasemalt olnud astumata, siis tuleb tegelikult teha ka seadusemuudatusi, et ei saa minna kaitsma olukordi, kus seadus õiguslikult tegelikult seda kaitsesüsteemide paigaldamist ei võimalda. Et ma siis võib-olla teile täna siin tuletan meelde, et mis siis valitsus on selleks teinud, et droonitõrjesüsteemid Eestis ka tekiksid. Valitsus on heaks kiitnud eelnõu, mis on Riigikokku ka teile tulnud, millega laiendatakse siis mehitamata õhusõidukite seire- ja tõrjevõimalusi rahuajal, kõrvaldades näiteks senised takistused riigikaitseobjektide või elutähtsa teenuse osutajate taristu kaitsmisel. Kinnitan veel kord, et tegemist on rahuajal droonitõrje asjadega, mille osas meil tegelikult õiguslik raam ei olnud pikka aega paigas. Eelnõu on oluline samm mitmekihilise õhukaitse väljaehitamise suunas, millega laiendatakse droonide seire- ja tõrjevõimalusi rahuajal ning täpsustatakse erinevate ametkondade vastutust. Ja siin on siis ka olulised taristukaitse ja inimeste kaitse aspektid eelnõus. Ehk siis, et PPA-l tekib õigus Eestis mehitamata õhusõidukeid tõrjuda sõltumata asukohast ja PPA-sse tekib nii-öelda droonipolitsei. Kaitsevägi vastutab kogu Eesti õhuruumi seire eest ja tõrjub sõjaväelise otstarbega droone sõltumata nende õhku tõusmise asukohast. Tsiviilotstarbeliste droonide tõrje osas sekkub Kaitsevägi siis, kui Politsei- ja Piirivalveamet ei saa ohtu ise piisavalt kiiresti tõrjuda. Kaitseliidu kaasamine ja Kaitseväe kaasamine on ka eelarves ette nähtud, et neid on siis võimalik kaasata droonitõrjesse näiteks suurüritustel või siis sellistel suurüritustel nagu näiteks laulupidu. Kapo ja Välisluureamet saavad õiguse droone oma territooriumil tõrjuda, ka vajadusel raadiosidet piirata. Turvaettevõtted ja riigikaitseobjektide turvajad saavad lähiajal õiguse ise oma taristu kaitseks droone tõrjuda ja sealhulgas ka raadiosidet piirata ja see õigus on piiratud konkreetse objektiga. Et ma võin siin seda seaduseelnõu muudatust veel pikalt ette lugeda, ma lihtsalt igal juhul kinnitan seda, et rahuajal õigusriigis peab olema õiguskaitse korraldatud nõnda, et on õigus tegelikult selle droonitõrjega tegeleda ja valitsus on selles suunas ka samme astunud. Ja täpselt samamoodi on valitsus samme astunud ka droonitõrjevõimekuse hankeks ja ostmisteks ja nende püstipanemiseks. Kahjuks mitte kõik seal olevad võimalused ei ole meie kontrolli all. Nii-öelda tehnoloogia hange toimub ikkagi rahvusvahelisel turul ja nagu te ilmselt ise ka tajute, et neid soovijaid on täna ka väga palju. Aitäh! Suur tänu! Enamateks küsimusteks meil tänases infotunnis enam aega ei jätku. Ma tänan valitsuse liikmeid, ma tänan kolleege aktiivse osaluse eest tänases infotunnis. Sellega on infotund lõppenud ja me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.